Mina siis räägin teile bituumenist ja pindamise kõige olulisemast võib-olla siis olulisemast komponendist, mis hoiab kõike seda koos, mis seal tee peal on. Et kui me selle kivi sinna paneme, siis ta hakkab meil neid kive kinni hoidma ja vastavalt siis temperatuuridele, kus ta töötama peab oma ülesande ära täitma. Et kui me inimesena saame alati riideid vähemaks võtta ja ennast mugavamalt tunda või siis kui külmemaks läheb, siis riideid selga panna, siis bituumen seda teha ei saa. Ta saab kõik selle, mis tal on antud ja vastavalt sellele ta siis ka käitub. Et soojemas olukorras ta on vedel, seda oleme kõik näinud suviti mõningatel teedel. Ja külmas olukorras läheb ta kohati isegi tahkeks ja täiesti rabedaks. Et ma praegu teile näitama ei hakka, kuidas ta läheb rabedaks, aga eelmisel pindamispäeval ma seda ka demonstreerisin, et tegelikult +5 juures bituumen hakkab juba murduma ja on ohustatud pindamine, kuhu ei ole piisavalt sideainet pandud, et see bituumen läheb katki. Paraku meie Eesti temperatuurid on päris laias vahemikus, nagu Karligi näitas, et teekatetel, need on siin tee temperatuurid, pinnatemperatuurid siis, küündivad kuskil 50-ni ja talvel siis ka antud aastal -20-ni. Ütleme, et see on sellised keskmised, eks kindlasti on ekstreeme. Minul on ta toodud praegu siin selle kanavapunkti järgi. Ja nendes tingimustes nüüd peab meil siis nake tekkima ja ka seesama pindamine vastu pidama. Nagu ma mainisin, siis tegelikult see nake ongi see, mis meile annab selle olukorra, kus see kivi on tee peal kinni, selle sama bituumeni sees. Kõik nüüd sõltub sellest, kui tugevalt on ta selle kiviga oma ühenduse leidnud. Ja minu nagu esimese osa selline ülesanne ongi või teema idee, et näidata ära, kuidas see nake tekib ja mida meil selleks vaja on ja kuidas see iseenesest on mõjutatud välistest faktoritest, ka kivimaterjalist ja sellest, mis meil kivimaterjali peal asub. Siin on üks tabel toodud, pindamise juhend, see on see tabel, mis on tegelikult selle peale jämedalt ka, nii nagu ma aru saan, üles ehitatud. Et suurema liiklusega teed tuleb varasemalt ära teha, et nakke tekkimiseks oleks piisavalt sooja ja et nad ei läheks liiga sügisesse. Samal ajal, kui me saame väiksema liiklusega teid teha natukene kauem ja ei ole nii nagu esmajärjekordne see kiire nakke tekkimine. Räägin millegipärast bituumenist ja ma räägin kogu selle loengu osa tegelikult. Räägin bituumenist, mitte otseselt emulsioonist, kuigi tegelikult me kõik ju paneme tee peale ikkagi maha emulsiooni. Aga lõppude lõpuks sisaldub seal bituumen ja emulsiooni me kasutame lihtsalt selleks, et madaldada temperatuure, millega me peame seda sideainet maha pihustama. Et kui emulsiooni puhul me saame seda maha pihustada temperatuuride juures 70 kuni 80, 85, isegi 90, siis bituumeni puhul, kui me võtame selle sama emulsiooni bituumeni 162-120, siis me peaks teda pihustama ikkagi maha kuskil 130-140 kraadi, minimaalselt. Ma natukene räägiks, mis on emulsioon. Et võib-olla kõik ei tea ka, mis see on ja käin kiiresti sellest üle. Emulsioon on 2 ainet, mis me kokku nüüd paneme keemiliselt. On bituumen ja on vesi. Nad ei segune iseenesest omavahel, sest üks on ikkagi õlibaasil ja teine on vesi. Nad väldivad üksteist nii palju kui võimalik.
aga meil on vaja nad emulsiooniks kokku saada. Kui me need võtame nüüd ja segame, siis korraks võib-olla nad lähevad isegi lahku, aga see on väga ebastabiilne. Ma tooks selle kohta ühe näite, mida üks hea kolleeg ja sõber Ameerikast mulle rääkis emulsiooni kohta. Ta on ise keemik, teab nähtavasti keemiast hästi palju ja kujutage ette nüüd jõulud on tema rääkis seda enda isikus nii-öelda, ma siis püüan ka tema isikus rääkida, et tulevad jõuludeks kokku naise vanemad, mehe vanemad. Ja on tore õhtu, püütakse juttu ajada, aga meil on nüüd 2 gruppi inimesi, kes ei segune. Nad ei lähe kuidagi kokku tegelikult, nad ei klapi. Et sa võid ju püüda rääkida onu Haraldiga, tädi Juuliga, igasugusest maast, ilmast, püüa nagu neid kokku viia, et need 2 gruppi nagu nii-öelda siis naisepoolsed sugulased ja mehepoolsed sugulased kuidagi saaksid kokku. Aga see ei õnnestu, sellepärast nii kui sa ära lähed, siis nad eralduvad. Nii nagu me näeme siingi. Ühed kogunevad siia gruppi, ühed lähevad kööki, teised lähevad teleka ette. Mis me nüüd teeme? Sama asi on tegelikult emulsiooni puhul. Et keemiliselt nad kuidagi ei klapi. Sama on ka nüüd selle perekonna probleemiga. Me aitame neid ka keemiliselt. Selleks on välja mõeldud alkohol. Me anname neile alkoholi, et nad üles soendada ja stabiilsemaks muuta. Aga see alkohol peab olema täpselt õige nende inimeste jaoks, sellepärast, et valet alkoholi esiteks nad ei joo, teiseks me ei tea, mis reaktsiooni see neis võib esile kutsuda ja mis sellest jõuluõhtust siis üldse saab. Ja kui kogus läheb liiga suureks, siis lõpeb ka enamasti pidu ära. Nii et sama asi nüüd emulsiooniga. Et see keemia, millega me nii-öelda selle tasakaalustatud emulsiooni saame, see peab olema täpne, konkreetne ja õieti planeeritud. Ja siis me saame sellise tähistaeva, kus siis need pisikesed täpid on nüüd meil kõik siis nii-öelda bituumeni tilgad, mis on ilusti stabiliseeritud oma vahel. Nad on küll külje kõrval, aga nad ei muutu bituumeniks sellepärast, et keemia hoiab neid omavahel stabiilsena. Loomulikult emulsiooni me kuskil ämbri sees segama ei hakka ja nii-öelda käsitsi kulbiga ja siis keemiat sinna juurde tilgutades, vaid selleks ongi selline emulsioonitehas, kus siis bituumen ja vesi, mis soendatakse ülesse, lisatakse siis kõik see keemia vastavates doseeringutes, mis sinna parajasti vaja on ja kõik see läheb meil veskisse, mis siis segab selle omavahel kokku. Veski ise näeb välja selline, kus on siis 2 sellist ketast. Nad on need nukikesed lähevad seal kõik nii-öelda üksteise vahel ja tegelikult pöörlevad suure kiirusega ja löövad selle bituumeni seal omavahel lahku. Ja ongi meil emulsioon. Need samad tilgad, mis te seal tähistaevas nägite, hõljuvad siis seal sellise nii-öelda stabiilses olekus, kuniks nad märkavad kivimaterjali. On see siis kattes, on see siis killustiku enda pind, vahet ei ole. Sellepärast, et nemad on plussmärgiga meil kasutavates katioonsetes emulsioonides ja seesama kivi on ise miinusmärgiga. Nad tõmbuvad, nad meeldivad üksteisele. Ja siin nüüd tulebki see tõde tegelikult, miks ma räägin bituumenist. Sellepärast, et nigu nüüd need samad tilgad jõuavad kivipinnani ja nad neutraliseeritakse nii-öelda nende laengud, siis me saame siia bituumeni. Et tegelikult edasi hakkab siin kivipinna peal tööle juba bituumen, mis moodustab meile selle lõpliku nakke ja selle tugevuse, mida ei suuda vesi enam nii-öelda ära lõhkuda. Kui see reaktsioon on, keemiline reaktsioon on ära toimunud, siis kuidas me saame bituumeni emulsioonist? Enamasti ikkagi vee eraldumise teel. Läheb see vesi nüüd kattesse alla, suur osa kindlasti aurab sealt minema, päikese toimel, tuule toimel, mis kõik
lõpuks viivad nüüd selleni, et meil jääb puhtalt järgi see bituumeni kile, mis nüüd hoiab seda katet tegelikult koos. Või need kive seal nii-öelda selle bituumeni sees. Samas täiesti puhast kivi, ma arvan, et me üheski pindamises kasutada ei saa. Välja arvatud nüüd muidugi siis mustkillustik, millest siin Marek ennem rääkis. Et kui me mustkillustikku ju toodame, siis tegelikult asfalditehases esiteks tolm tõmmatakse sealt ära ja kui sinna kivipinnale midagi jääb, siis see on juba tegelikult bituumeniga nii-öelda kokku määritud ja me saame ikkagi suht-koht puhta pinna. Mind iseenesest hakkas nagu huvitama, et mida see tolm seal pinna peal teeb, sest objektid on kõik väga erineva nagu näoga. Ühel jääb ta kiiresti kinni, teisel, eks palju siin pindajaid on, kes omast käest on nagu tundnud, et vahel ei saagi aru, miks kivi kinni ei jää, mis nagu toimub. Äkki ma selle loengu käigus suudan natukene tuua või kergitada seda eesriiet, mis minul on natukene selgemaks saanud ja natukene seda nakke tagamaid nii-öelda valgustanud. Rein, aga üks asi, mis võib tähelepanek on nagu panin praegu ettekanda, et tegelikult sa räägid nagu ikkagi, et kokkuvõttes teele on vaja bituumenit, on ju, ja siis on, ja siis me teeme sellest emulsiooni vahepeal, et siis hakkab see emulsioon lagunema, eralduma, on ju, et miks me seda teeme üldse, miks see emulsioon üldse vajab ikka? See on väga hea, ma tahtsin sinna jõuda. Ma tahtsin sinna jõuda küll, jah. Aga kui sa juba küsisid, siis ma vastan, kui inimene küsib, siis on hea vastata. Et ühe osa ma tegelikult vastasin ära sellest emulsioonist juba. Et üks osa on see, et me tegelikult saame langetada temperatuuri, millega me seda maha pihustame. Et bituumeni puhul oleks see 140 kraadi, emulsiooni puhul on ta ikkagi nii-öelda 70-80 kraadi. On selline miinimum pindamise emulsiooni temperatuur. Aga kõige suurem trikk tegelikult selle emulsiooni juures on see, et ma isegi jooniseks, ma ei tea, kas siia näha on midagi. Olete kõik näinud iminapat? Missuguse kujuga on iminapa? Siia vist ei paista teile. Natuke siia poole. Nii. Et siin on meil see teepind, ütleme. Arvo lükku nii kogu. Ja iminapa on üldjuhul, ta on siukene. Ei näe, jah, ma tulen eest ära. Ma tulen siia. Ikka. Tee tumedamaks. Tee tumedamaks või? Ei paista või? Ma tulen siia poole. Nii. See on meil iminapa siin. Mul ei ole paremat värvi kahjuks võtta. Ikka olete iminapat näinud. Kunagi pandi klaasi peale igasuguseid. Ma said sinna jänese panna või mingi ahvi riputada sinna või ma ei tea, mingit igasuguseid asju sai sinna riputada. Et kui me iminapa paneme lihtsalt niimoodi laua peale ja talle jõudu peale üldse nagu ei arenda, siis tegelikult me võime ta suht lihtsalt sealt ära võtta. Ta ei jää selle pinna külge kinni, sest kontakt puudub otseselt. Siin ei ole kontakti, siin on tühjus vahel. Nüüd me rakendame siia jõu, vajutame selle iminapa nagu vastu pinda, siis ta... Oi! On see jämedama tugeva? Ma ei tea, kas see maha tuleb või? Ma jään seda pärast küürima. Ei tule muidugi maha. Sa tahad mind siia seda küürima jätta pärast. Ma katsun siin peal selle siis kuidagi. Ma kahjuks tahtsin iminapa kaasa võtta, aga kõige hullem on see, et kõik on nüüd mingisuguste kleepsude ja selliste asjade peale tehtud, et ma ei leidnud ühtegi iminapat, mida nüüd tegelikult demonstreerida. Et siis ma pean kuidagi kujunduslikult selle äkki püüdma välja tuua. Et tegelikult kui me nüüd selle pinna vajutame vastu seda pinda, siis me seda iminapat enam kätte ei saa. Sest siia tekib suur pind, mis hoiab ennast siin selle küljes kinni. Et meil on nüüd, ma tekitan siia selle iminapa, mis on nüüd alla vajutatud, siis on saab tühjaks aga kohe, siis tuleb midagi välja. Aga tegelikult on, see nüüd on bituumeni olukord. Bituumeni kivi saavad kokku. Et selles mõttes, ta ei taha sellele kivile ligi minna, ta hoiabki ennast natuke eemale. Ja sellepärast on meil puhta bituumeniga tegelikult raske naket saada, sest bituumeni temperatuur kukku hästi kiiresti alla. Ja ta muutub suht koht, ta ei ole enam vedelik. Mida vedelamaks ta läheb, seda rohkem ta vajub siia kivile ligi ja hakkab see nakke tekkimise mehhanism tööle.
Emulsiooniga me saame nüüd selle asja, et me tegelikult viime selle sama bituumeni tilga kivile hästi lähedale. Et korra veel rääkida, et bituumeni tehes sul tee peal järsku temperatuur on kui palju? 40 kraadi on. Kui ta jõuab tee peale, siis see on 40 kraadi. Tegelikult ta kukub jah päris kõvasti alla. Ja see vahe on 100 kraadi. Emulsiooniga 70-80 kraadi ja ikkagi on 40, kui sul tee kattel. Selle mõtte kukub alla. Et ta jääb tee kattest natukene lihtsalt soojama. Siis katsu bituumen viia kivile lähedale, kui ta on 100 kraadi madalam temperatuuriga või see emulsiooni puhul, mis on emulsiooni. Jah. Et siin küll tekib kohe reaktsioon emulsiooni puhul, et nagu ma kirjeldasin siin, et ta laguneb küll ära, aga edasi see bituumen on juba hästi lähedale viidud sellele kivile, nii et edasine bituumeni töö on poole lihtsam kui nüüd selle esimese pildi juures, kus meil on see imminapa, kus tegelikult on õhk all ja ta ei taha selle kivi lähedal olla. Lähme nüüd siia tagasi. Ma tegin ühe sükse katse, võtsin kivid ja pesin nende pealt maha tolmu ja määrasin ära, kui palju on ühe kivi peal tolmu. Sain sellised erinevad tulemused, kõikus 0,6 kuni 1,5-ni. Et igal juhul on seal tolmu. Kõige puhtamaks ma sain slaki, kus oli siis tolmu kõige vähem tegelikult peal. Vahel on tolmu ka muidugi liiga palju, et on ka selliseid pilte nähtud. Et isegi on raske näha, kas sealt tuleb auto või ei tule. Aga ka sellisel juhul, kujutage nüüd ette seda protsessi, kui meil siin on tolmukiht vahel. Mis juhtub selle lagunemisprotsessiga tegelikult? Juhtub see asi, et enam ei jõua need tilgad meil mitte kivi pinna peale, vaid nad esimesena kohtuvad selle sama tolmuga, mis on seal kivi peal. Ja siit tekkiski mul nagu küsimus, et palju see tolm tegelikult mõjutab meil selle nakke arengut nüüd otseselt? Et mis ta teeb selle nakke arenguga? Siin ma tahtsin tegelikult küsimuse esitada, et mis temperatuuri juures puutuvad kokku emulsioon ja kivi? Ütlen, et meil on väljas T-katte 40. On siin pindajaid, kes teavad? No tegelikult on asi suht koht lihtne, et kui kate on 40, siis emulsioon jääb, ütleme esimeseks 5 minutiks võib-olla või 10, jääb kuskil 10-15 kraadi kõrgema temperatuuri juurde. See tähendab seda, et ütleme nii, et kui kate on 40, siis emulsioon ja kivi saavad kokku kuskil 50-55 kraadi juures. Midagi sellist. Nüüd ma tegin emulsiooniga ühe katse, see sama tolmu määramine, ja võtsin 4 erinevat taldrikut. Ja taldrikutele peale on pandud tavaline selline kätekuivatuspaber. Üks on täiesti puhas. Ütleme nii, et see imiteerib nüüd kivipinda. Ja ühele kivipinnale ma õõrusin peale või nii-öelda pooridesse sisse nüüd siis 1%, võtsin keskmise 0,6-1,5 vahel, panin 1% seda sama tolmu 0,063 millimeetrit ja väiksem. Ja kallasin sinna peale sooja, töösooja emulsiooni, täpselt ühesugused kogused. Ja 2 taldrikut jätsin 20 kraadi juurde seisma. 2 taldrikut panin ahju 45 kraadi juurde. Ütleme niimoodi, et selline nii-öelda hea temperatuur, mida võib-olla Eestis enamasti me T-katetelt võime kohata. Ja peale pool tundi avanes selline pilt, et ma ise võtsin, ütleme niimoodi, et ma pakun välja, et oletame, et kõik, mis nüüd siia kinni hakkab jääma selle pleki külge. Et see nüüd on juba see nake, mis hoiaks meil tegelikult seda nii-öelda vett ei laseks enam sinna vahele. Ja nagu te näete, siis need taldrikud, mis olid piustamishetkel 45 kraadi juures, T-kate siis oli 40 pluss, siin on näha, et siit on kõige rohkem otse sellest paberist see emulsioon läbi tulnud. 1% tolmu juures. Näete, ta on märjaks läinud, midagi siit paistab, aga tegelikult kivini, ütleme nii, et see on see pind nagu otseselt, ei ole midagi jõudnud. See tolm on nii palju seda nagu ära neutraliseerinud. Ja 20 kraadi juures on see pilt natuke väiksem,
aga siiski ta on nii-öelda tunginud sellest paberist ilusti läbi ja võib öelda, et tegelikult see reaktsioon nagu emulsiooni puhul on toimunud. Samal ajal on see 20 kraadi juures 1%-lise tolmuga taldrik. No, sisuliselt on ta puhas, midagi ei ole jõudnud, nagu ka tegelikult isegi 45 juures. Kui need paberid vaadata, siis võib-olla see on natuke tumedam, aga see ka võib-olla sellest, et äär on ära kuivanud. Nüüd ma vaatasin 3 tundi hiljem, mis pilt oli. Jälle samad taldrikud, 45 kraadi ja 20 kraadi. Siis, nagu me näeme, siis 45 on enam-vähem nii-öelda nake on olemas, ilusti on läbi imbunud. 1%-line tolm hakkab ka juba asi toimima. See tähendab seda, et bituumen liigub edasi, sest tegelikult 3 tunni pärast meil ikka seda otsest seda emulsiooni reaktsiooni enam ei ole. Nüüd meil liigub edasi juba bituumen siin ja üritab nii-öelda seda kivipinda siis võimalikult palju nii-öelda tungida sellesse kivipinnale võimalikult lähemale. Ja kui me 20 kraadist pinda vaatame, siis ega tegelikult ei ole muutunud selle pildiga, mis oli 30 minutit peale valamist. Sest 20 paraku on ikkagi natukene vähe selle jaoks. Järgmisena ma lasin neil 24 tundi olla, ühel siis 45 kraadi juures, teised olid endiselt 20 kraadi juures, nii-öelda toatemperatuuril. Siis mis pilt meil on siin? 0 tolmuga taldrik, väga hea, ma arvan, et siin on juba 75% on läbi tunginud ja selle taldriku ära määrinud. Siin vast on selline 50%, 1%-lise tolmuga. Ja ma muidugi salaja panin ka 2%-lise taldriku igaks juhuks, et proovida, mis juhtub, kui seda tolmu tõesti väga palju on, nii nagu me seda ühte pilti nägime. Siis nagu näha, isegi 2%-line tegelikult on korralikult sellest paberist läbi tunginud ja hakkab ka juba tekitama. Aga tendents on näha, et mida rohkem on tolmu, seda rohkem tegelikult on vaja siis aega ja temperatuuri, sest kui me vaatame 20-kraadiseid pilte, siis 0 on enam-vähem endine, nii-öelda täiesti puhas kivi siis, mida me tegelikult nagu tee pealt otseselt leida või nii-öelda tee peal kasutada, meil ei ole isegi seda võimalik kasutada, sellepärast, et me võime ju selle kivi tuua pestuna endal nii-öelda laevaga kohale, aga nii kui me hakkame teda ümber tõstma autodest tee peale, tee pealt jälle killustiku laotajasse, iga korraga me tegelikult tekitame väikse tolmukihi juba sinna. Nii et midagi seal nähtavasti on alati olemas. See tähendab seda, et me peame oskama sellega tegelikult arvestada. Mis juhtub nüüd ühe kiviga, mis on nendes tingimustes oma naket arendanud ja teise kiviga, mis on 20 kraadi juures oma naket arendanud, ütleme siis selle 1%-se tolmu juures, mis meil kivi ümber on. Siis tee peal tekib selline pilt, et kui nüüd vihm tuleb, on see siis sügisene vihm, näiteks sügiseks on meil selline tulemus arenenud, nagu me seal 2 pildil nägime, siis kui nüüd tuleb vihm ja suur liiklus peale, siis juhtub see, et meil ei ole täielik nakke arenenud ja vesi saab tungida kivi alla. Et meil ei ole veel sellist kontakti tekkinud, kus vesi ei suuda siia vahele tungida. Ja nagu ma eelmisel pindamispäeval rääkisin, siis tegelikult meil tuleb see liiklus peale, autod töötavad nagu survepesurid. Nad lükkavad vett ratta all, kuhu loomulikult sinna, kus see vesi saab vähegi minna, kivi alla. Tee peal need kivid, kui need välja kiskuda samas olukorras siis, et see oleks see 45-ne, see oleks see 20-ne, näeksid välja umbes sellised. Siin ei ole piisavat naket, see on tegelikult vihma ja vee poolt ohustatud. Siin on väga hea nake, siin on nagu müts või kübar on ilusti peas. Millest meil selline erinevus? Et katsest tegelikult oli väga ilusti näha, et mida enam soojust on, seda parema nakke ja kontakti me kivimaterjali ja selle bituumeniga saavutame. Mis tingib sellised paremad omadused? Mis juhtub bituumeniga, kui temperatuur on kõrgem? Loomulikult on vedela.
tal tekivad vedelikulised omadused ja ta suudab tungida nii-öelda meil tolmukihist läbi kivile sügavamale ligi ja tekitada just selle nakke, mida meil tee peal vaja on, et seda ei saaks enam vihm, autorattad kahjustada. Kuidas me nüüd mõõta saame selliseid vedelikulisi omadusi? Et praegu normide järgi on meil sellised katsed olemas. Et küll on penetratsioon 25, sellega saame midagi võrrelda. On pehmenemistäpp, saame ka ühe numbri, mis temperatuuri juures ta pehmeks läheb nii-öelda ja kuul sealt rõngast läbi kukub. Nende kahega ei ole nakke juures nagu midagi teha, selliseid temperatuure meil tee peal ei esine. Mis te arvate, saab nendega nakkelisi omaduse määrata? Ei saa nähtavasti. Selleks on olemas uued võimalused, kuidas neid määrata. Olen leiutanud sellised huvitavad katsed, et üks on imbumise katse, kus ma võtangi nüüd selle sama bituumeni, mis meil tegelikult on nii-öelda, siis vesi on välja läinud, meil on puhas bituumen ja spetsiaalse liiva peal ma kallan sinna teatud kindla koguse bituumenit ja siis jälgin 24 tundi. 24 tunni pärast võtan ta välja ja vaatan, kui palju ta on siis liiva enda külge võtnud. Teine on voolamise katse, mis samamoodi tegelikult nüüd on selline metallplaat. Ma panen selle ahju, temperatuuri juurde, mis mind siis huvitab. Seal on 5-kraadine kalle ja vaatan, kui palju see bituumen suudab voolata. See nüüd on tema kirjeldus, teen niisuguse pesa nagu bituumenil, et need rõngad saaks kõik ühe suurused ja see kogus ja need bituumenid oleksid nii-öelda võrreldavad siis erinevate temperatuuride juures. Kui nüüd 24 tunni saab läbi, ma võtan lihtsalt selle koogi, kaalun enne selle fooliumi või paberi, mis ma sinna peale panen, võtan selle ära, pühin ära kõik lahtise oleva liiva, mis sinna külge on jäänud, et jääks ainult see liiv tõesti, mis nüüd on jõudnud bituumeniga kokku imbuda. Ja siis on sellised tulemused erinevatel temperatuuridel. Ja minu jaoks nagu see pilt avardas väga hästi, mis toimub tegelikult tee peal. Et nagu me vaatame, siis temperatuurid 10 ja 20, siis, ja võrrelduna näiteks nüüd siis temperatuuridega 40 ja 50, nad on olematud, kui nii võtta. Ma olen pannud siia 3 erinevat bituumenit, kunagistest aegadest põlevkivibituumen PB5, meie nii-öelda siis emulsioonides kasutatav bituumen 162-120. Ja nagu te näete, siis põlevkivibituumen suudab, ma ei tea, kes on sellega pinnanud ja seda kunagi näinud, siis ta on väga vedel materjal, ta läheb kuuma käes ikka väga õliks kätte, täitsa selliseks, ikka keema ei lähe, aga korralikult hakkab voolama. Ja teine katse on nüüd see voolamiskatse, nagu ma juba seletasin, paneme siia spetsiaalsete vormidega jälle kindla koguse, erinevad bituumenid, 24 tundi voolavad ja me saame mõõta, kui kaugel nad on voolanud. Siin on näiteks võrreldud erinevaid PMB-sid, mida nüüd emulsioonist saab kasutada. Et kasutada SPS-i, kasutada latexit ja kasutada nüüd siis meie tava naftabituumen. Ja 50 kraadi, see oli enam-vähem selline maksimumtemperatuur, millega siis meie Eestis võime arvestada. Nagu te siit näete, siia on mul kirjutatud ka penetratsioonid ja kuuljarõngad ja ma enne nagu esitasin küsimus, et kas me nakkelisi omadusi või voolamise või vedeliku omadusi saame nagu arvestada. Nagu te näete, need on suht sarnased tegelikult, aga voolamised on kordades erinevad, kui võrrelda nüüd kõiki neid 3. Ja see näitab seda, et tegelikult me nende omadustega otseselt ei saa määrata, kui vedel nüüd see bituumen meil siis madalatel temperatuuridel tegelikult on. Kuidas ta käitub seal juures. See nüüd on voolamise graafik 5-kraadise kalde peal erinevatel temperatuuridel 24 tunni jooksul. Et mul on meelega need siin siniseks tehtud, et siin see voolamine on väga vaevaline. 30 juures
tuleb 2 korda rohkem juurde, et enam-vähem tegelikult need tulbad, nagu näha on, siin igalt poolt tuleb 2 juurde. 50 juures muidugi ma ütleks, et siin tuleb isegi rohkem kui 2 korda seda vedelikulist omadust juurde, mis tegelikult suudab meile siis selle hea nakke pakkuda. Ja kui me võrdleme nüüd 2 katset, nii-öelda voolamise katset ja imbumise katset, siis nagu te näete, need on suht sarnased. Et nagu ma alguses ütlesin, me tahame mõõta vedelikulisi omadusi erinevatel temperatuuridel, siis siit on väga hästi näha, et need katsed on tegelikult täiesti erinevad, üks imbub, teine voolab, aga nende väljendus erinevatel temperatuuridel on suht sarnane. Nüüd, kui on küsimus või tähelepanek ka, et tegelikult me räägime täna ju bituumenist, et bituumeniga tegelikult reaalselt elus me töötame tegelikult temperatuuri osas karte on sul 40-50 väga harva. Ja veel, kui sa võtad tegelikult ka selle ööpäevase keskmise, siis tegelikult ka see kõigub ja muutub. Kohe see ööpäevane keskmine, see tuleb, et ma kohe sellest räägin ka, jõuab sinna välja. Et väga suur hüppeline vahe on siin ja me räägime tegelikult täna jällegi bituumenist ja miks on see emulsioon ka ühtepidi vajalik on just see, et tegelikult emulsioon sul ikkagi võimaldab madalama temperatuuri puhul seda ju viia kivile lähemale. Jah, just sellise sama see iminaba efekt, mis ma siin näitasin, et kui me paneme puhta bituumeni, siis me saame puhtalt nii-öelda, tegelikult saame samasuguse graafiku, sest see on tehtud bituumeni kohta, aga meil on üks eelis, meil on ta lähemal kivil. Ja teine asi, mille me emulsiooniga saame, on just see vahetult peale pindamist, hoiab emulsioon ikkagi kivi palju kõvemini kinni. Just sellepärast, et ta hoiab teda nagu seal sees, ta on nagu pesas. Et kui te vahetult peale pindamist lähete, võtate nagu emulsioonist kive välja, no ei saagi mõnda kätte, isegi seal paar tundi hiljem näiteks. Aga lähete bituumeni juurde ja ta ei ole päikest näiteks saanud, te võite selle kivi vabalt ära võtta. Ei ole mingit reaktsiooni pole tegelikult olnud. Loomulikult, kui bituumen saab sooja, 50 kraadi, siis ta saab paraku päris kiiresti nagu selle nakke, mis emulsioonil nüüd võtab aega tänu sellele jälle, et bituumen hakkab nii-öelda seda imbumist tekitama alles. Korra veel, et tegelikult meil oli ka see mõni slaid tagasi oli see, kus ööpäev, 24 tundi oli see aeg, kus ta imbus juba. Ja siis tegelikult on olukord, kus me räägime, täna meil on liikluskorraldus, kus me tahame siis tegelikult, et on lubatud 3 päeva. 3 ööpäeva on 30 lubatud. Ja tegelikult me näeme, et reaalselt sul pluss 50 katte peal, kui palju on ütleme 3 ööpäeval. Et tegelikult, et saada stabiilne nakke tegelikult selliste tingimustega ja siis öelda, et palun 3 tundi mulle, siis see ei toimi tavakillu puhul ja tavalise emulsiooni puhul. Et või vähem katsete puhul tuleb see välja. Ei, katsetel praegu see näitab jah seda, et tegelikult, nagu need taldriku katsed tegelikult näitasid, et kui me seesama 24 tundi meil oli tegelikult see isegi 1%-lise tolmu puhul oli tegelikult see taldrik oli määritud, ütleme nii, et see nakke oli nagu saavutatud, siis selleks, et see 24 tundi nagu kätte saada, seda vedelusastet, mis siin keskel nüüd oleks 45 tulp, siis ütleme isegi 40 tulp. Et siis meil on vaja 3 korda, mis meil on? 3 korda 8. Et tegelikult meil ongi vaja kuskil siis nii-öelda 4, jah. Et me peame lugema need tunnid kokku, kui palju meil tegelikult seda 40 kraadi on. Ja kui see on möödas, siis meil on tegelikult see nakke saavutatud. Loomulikult me ei saa seda üks ühele nagu loodusesse tuua, see on lihtsalt selles mõttes katse ja püüda aru saada, mis kiviga tee peal toimub. See on see, mida ma nagu püüan aru saada ja et me ka tee peal saaksime aru, et kui meil on 20-kraadine temperatuur, siis see pilt ongi täpselt selline, et ta ei ole jõudnud kuskile minna. Kui me sügisel jääme nüüd töödega liiga hiljaks, siis juhtubki see asi, et see kivi ei ole jõudnud, sellel kivil ei ole see bituumen lihtsalt piisavalt lähedale jõudnud, tulevad esimesed külmad, tuleb esimene nii-öelda ja siis siuke vihmane sügis, see vesi pääseb sinna alla ja siis on tulemuseks see, et lihtsalt see kivi lendab sealt ära, sest vesi uuristab ta, pääseb tema alla. Nagu me nüüd aru saime, siis kõige kiirem nake tekib tegelikult soojuse päiksepaiste esinemisel just järjestikustel päevadel, sest me suudame siis need päevad nii-öelda järjest kokku panna. Et näiteks meil on 3 päeva,
olnud päike väljas ilusti ja me oleme saanud piisavalt siis, näitan järgmist slaidi, et tegelikult näitan eelmist ka korraks. Et varjulistel kohtadel me päikest ei saa ja need ei ole selles mõttes, ei ole kindlasti see koht võrdväärne lagedal asuva kohaga. See tähendab seda, et me peame arvestama sellega, et varjulistes kohtades tekib nakke aeglasemalt. Kas keegi oskab öelda, mis temperatuur on varjulises kohas? Kui meil teekate on, näiteks päike paistab, meil on teekate 40-45, palju on varjus? Ütleme nii, et õhk on kuskil 20-25. Palju on? Samamise õhk, täpselt nii. Et loomulikult see nüüd natukene ka sõltub sellest, et kui suur see vari on. Kui on päev otsa vari ikkagi peal, no siis ta ongi täpselt õhk. Kui meil hommikul näiteks paistis sinna natuke päike, siis ta suudab teda natukene üles kütta ja annab meile mingi eelise nakke tekkimiselt. Igale sellisele varjusele kohale tuleb ikkagi nii-öelda läheneda individuaalselt. Nad on erinevad. See tähendab seda, et tegelikult varjulistes kohtades, kui me nagu seda tabelit nüüd tagasi vaatame, siis kui meil isegi on siin 20 kraadi meil tavaliselt selline normaalne Eesti suvi, et varjulised kohad tahavad palju kauem siis tegelikult saada seda nii-öelda, kuidas seda öelda, rahulikult olemist, et see nakke ei jõuaks nagu tekkida ja ta ei saaks kahjustatud. Et ma usun, et kõik pindad on näinud tegelikult seda, et kui ka pindamine on tehtud, päike on paistnud, siis ja tulebki mingi vihm või tuleb külmaperiood peale, siis kus kohast esimesena ära tuleb? Ikka varjulised kohad. See põhjus ongi täpselt seal samas. Seal ei ole jõudnud see protsess lõpuni toimuda veel, et oleks meil selline nake, mida enam liiklus ja autoratas ei suuda kahjustada. Siin on üks päev nüüd, kus ma olen kokku pannud õhutemperatuuri ja teetemperatuuri. Et me saame siit näha tegelikult siis, et varjulises kohas oleks meil tegelikult siis kella 12 kuni kella 6, isegi 25-26 kraadi kuni võtta. Ja päiksepaisteline osa saab meil tegelikult ka 12 kuni kella 6 nüüd seda pluss 40 ja pluss temperatuuri, kus siis bituumen on meil piisavalt vedel, et võimalikult kiiresti see nake tekitada ja kivi kinni haarata. Kui me vaatame järjestikusi päevi, siis on väga oluline just see, et need soojused esineksid järjest. Mul on siin kõrvuti pandud näiteks nüüd teetemperatuur ja kattetemperatuur. Et teetemperatuur on nüüd see pinnapealne temperatuur, kattetemperatuur, ma ei tea, on 3 sentimeetri sügavus või 4 või kus see kattetemperatuuri andur on. Igal juhul ta on nii-öelda seal asfaldi sees. Et nagu näha, see on madalam. Aga ööseks langeb igal juhul see temperatuur sinna 20 juurde. Ja see tähendab seda, et kui me õhtul näiteks pindame, siis kogu öö läbi tegelikult see kate saab ikkagi seda 20-kraadist temperatuuri ja kehtib see protsess, mis on bituumenile 20 kraadi juures. Et jah, kivi hoitakse kinni ilusti, sest ta on emulsiooniga seal pesas ja emulsioon on ta viinud võimalikult lähedale sellele kivile. Aga kui tuleb nüüd suur liiklus peale ja näiteks hakkab vihma sadama, siis võib olla selle kivi pesastumine seal emulsiooni sees häiritud ja mõned kivid võivad hakata ära tulema. Samamoodi on ohustatud rattajälg, et enamasti on näha siis, et midagi hakkab rattajälgedest ära tulema. Aga huvitav, siit tekkis minul küsimus, et kui palju meil on siis tegelikult aastas selle kiire nakke tekkimise soojust. Et mina loen kiire nakke tekkimise temperatuuriks kõike, mis on 40 ja pluss. Et nagu me sealt graafikult nägime, siis tegelikult 30 hüppas peale 30 läks see temperatuur päris kõrgele üles. Panin teeilmajaama andmete järgi sellise tabeli kokku või sellise graafiku, kus on nüüd näha siis tunnid kuus, kus temperatuur teekattel oli üle 40. Ja nagu me näeme, siis aasta 2018 ongi kõige soojem aasta olnud selles suhtes. Et juulikuud on meil enam-vähem ikka
nii-öelda domineerivamad selle temperatuuri suhtes, aga näiteks mõni aasta ei ole üle 40 teekatte läinudki. Mul tekkis ka küsimus, et miks see 0 on, aga siis ma vaatasin maksimumtemperatuuri ja see oli 39,8. Kuna mul 40 oli sees, siis ta ei saanudki sinna sisse tulla. Ütleme nii, et päris 0 ta ei olnud, et isegi tegelikult 39,8 või isegi 38, see on igal juhul parem kui 20. Aga antud juhul ta praegu sinna graafikusse ei läinud, et lihtsalt võrrelda neid erinevaid aastaid. Ja nagu te näete, siis kõige sellised pinnatavamad kuud ikkagi, kus on kõige paksemad tulbad. Juuli, juuni. See aasta oli ka mai. Rohkem selliseid maisid ma isegi ei näe siit. Juuni on stabiilselt selline 61, 40, siin ei ole üldse juunit. Juuli ikkagi enamasti domineerib, kuigi eelmine aasta on juuli ka juuniga suht võrdne olnud. Ja miks me augustis ei taha tegelikult enam väga kaua lasta suurte liiklustega teedel pinnata, see on sama põhjus. Nagu näete, seda väga head ja soodsat temperatuuri tegelikult jääb järjest vähemaks. Et igal pool on see number ikkagi alla 30, siin ta on 30. Isegi sellel aastal, kus oli soe august, kui nii võtta, on ta kõigest 22. Eesti ilm on selline väga kõikuv ja heitlik, et meil võib ju siin kattetemperatuur, teetemperatuur olla 40 järjest mitu päeva. Aga ühel järgmisel päeval on ta sul ainult 20 näiteks. Nagu siin on tegelikult näha. Õhust ma muidugi ei räägigi. Õhk kukub üldse siia 10-8 temperatuuri juurde, head päike on välja tulnud, kütab natukenegi katet soojaks. Et sellest päiksest tasub ka olla natukene ettevaatlik. Päike võib ju paista. Küsimus on selles, kui palju ta suudab sul katte üles soojendada. Nagu me siin näeme, siis 25 on lagi. Ja kui te mäletate seda graafikut, toon selle uuesti siia, siis imbumiskatse juures 20. Ta on siin ikkagi, kui nii võtta. Et väga aeglane on see imbumine ja see nakke tekkimine. Et nendel päevadel tegelikult tuleks olla ettevaatlik ja me ei saa rääkida siis, et 3 päeva pärast me näiteks võtaks märgid ära. Et see võib ohtlikuks saada sellele teele. Ja nagu meil siin oli enne juttu sellest nendest liikluskiirustest, et millal mõõdeti, mismoodi mõõdeti. Jah, kui päike paistab ja meil on see teekatte olnud 40 ja pluss, kas või see 3-4 tundi juba või siis 8 tundi, meil on enamus tegelikult sellest nakkest on saavutatud. Me võime suuremat kiirust lubada, aga antud juhul, kui meil on ainult näiteks olnud 20 kraadi kate, võib-olla ka 15 kraadi, siis me ei tohiks seda lubada. Siit tuleb ka tegelikult see nõue nüüd, et mis ma näitasin alguses selle sesoonsuse kohta, et väiksema liiklusega teed, me võime siin riskida. Neid autosid on vähe, kes tegelikult kiirust ületavad, kuna autosid üldse on nendel teedel vähe. Ma räägin liiklusest 500 ja alla võib-olla või sinna kanti. Et nendel külmadel perioodidel võiks valida, kus me tööd teeme. Et ei ole vaja minna sellel hetkel 1000 pluss liiklusega teedele tööd tegema. Sest see võib saatuslikuks ja ohtlikuks saada, sest ei ole jõudnud veel piisavalt kõvasti see kivi sinna kinni jääda. Sest hull on see, olgu ainult temperatuur, aga kui tuleb ka vihm ja tekib see sama survepesu seal pindamise peal, siis see nakke kujunemise järgus olev kivi on väga haavatav. Ta võib selles mõttes kahjustatud saada, kivi alla pääseb vesi ja lõhutakse ära see nake, mis vähegi tekkida on jõudnud. Aga kuidas me saame pinnata üldse sellistel teedel siin? Ma panin siia mingisugused teesid või mõtted, mida mina olen rakendanud ja mis on iseenesest aidanud. Et just neid samu ebaõnnestumisi tegelikult vähendada ja võib-olla ka vältida. Ma ei hakka neid kõiki siit järjest ette lugema, te saate need endale kõik kätte, ma panin nad meelega see kirja, et siis on vähemalt kus kohast vaadata. Te saate ka pärast võib-olla millegi kohta küsida, kui midagi meelde jääb. Et üks oluline asi, millest ma tahan rääkida on, et üks asi on see, et liiklussagedus üle 1000 ei ole ära õhtul enam pinda, sest siis juhtub see asi, et mul on tore, mul on vähe liiklust, tegelikult päike paistab, mul on 20 kraadi,
aga siis tuleb öösel, temperatuur langeb juba veel allapoole ja hommikul tuleb tipptunni liiklus peale. Mis ta teeb? See pooliku arenguga nakkega kivi võib meil rööpad puhtaks sõita näiteks või mida iganes kurja teha. Hull on see, kui sellega kaasneb pihm. Teine asi on see, et soovitan, et minge siis madalama liiklusega sageduse teele. Et vaat seal on ka jälle nüüd valiku küsimus. Kui me lähme nüüd madalama liiklusega teele, kus on küll 500 autot tööpäevas, aga see on üks mingi siuke pidepunkt, kus kõik sõidavad nüüd hommikul tipptunnil näiteks linna. Me teeme õhtul selle töö ilusti ära, tuleme hommikul tööle, mis juhtus? Seal tõusis liiklus selle 2-3 tunni jooksul, millal inimesed tööle sõitsid üle 1000. Oligi korras. Jällegi sai see kate kahjustada tänu sellele, et ta ei saanud piisavalt tegelikult sooja. See on see näiteks ka veel, mis tuleb tähele panna, et kui hommikul suvel tõuseb päike kell 6 on, et siis katte sul soe ei ole kohe, et see võtab aega, et see katte temperatuur üles läheks. Ja õhtul samamoodi, seda on küll pikemalt on katte küll soe, aga tegelikult on see jahtumine ikkagi päris nagu... No, see käib päris kiiresti, jah. Et tegelikult see oli ka vist siin oli vist näha ilusti. Kolake alla. Jah, et ta kukub laksti on ja siis nii kui see päike läheb, siis on kiiresti, samamoodi on ka see tõusmine. See on muidu hea näide ka, et 25 kraadi on ju, siis on õhkam sellist on ju. Punane kate soojendatakse ikka kõrgemaks 25 ja pluss 5 on. Põmm ja siis ta kukub tegelikult keskööks. 1. juuni palju on. Aga päike paistis. No, kate on soe. Et selles mõttes, aga mis temperatuurid me saime, see on nagu küsimus. Mida kate saab? Küsimus selles, mis me näeme, mis väljas toimub. Mis olukorda me oma pindamise tegelikult paneme? See on tähtis. Ühte asja ma tahtsin veel siit puudutada. Üks asi on muidugi käib ka nüüd sama, et hoia liikluspiirangud 30 kauem väljas kui 3 päeva. Et see on nüüd kokkuleppe küsimus järelevalvega ja tellijaga. Ei ole, ei saa kokku leppida. Kõik tuleb ära võtta. Suhtuge teega, mis saab. Juhtuge teega, mis tahes. Pead nõuded täitma ükskõik isegi, kui tee läheb pekki. Ma ei oska rohkem midagi öelda, siis ärge pinnake siis. Üks samm ettepoole on see, et ära pinda on vaata, suuri teid. Et selle mõtte ka, et kui sul tegelikult niigad on näha, et on väga ekstreemne nagu temperatuur, siis tegelikult see on juba samm hilja, kui sa oled juba töö ära teinud. Aga et samm ette on see, et ikkagi valid neid lõike, kus tööd teed. Ei, see oli hea tähelepanek, sest siin on jällegi see sama roll tuleb siia mängu, et kui meil on vähe liiklust, ja pole ka sellist nii-öelda tipptunni liiklust seal, siis tegelikult sa võid selle 30-siga ära võtta. Autosid lihtsalt on vähe, mis hakkavad seda katet kahjustama. Ja aga kui kaua siis peaks nagu hoidma, et joonistaks sellise graafiku? See on hea küsimus. Temperatuur 20 kraadi, siis on 50 tundi. Kui on temperatuur 16 kraadi, siis on 70 tundi. Et eks sellise graafiku valmis saab ajad eelmiga temperatuur. Ja see mõte on mul peast läbi käinud ja ma võin saladuskattel öelda, et selle kallal ma vaikselt teen tööd. Et tulevikus tellijale, kes meie kes ostab emulsiooni, me annaks üks äpi kaasa, mis on tegelikult ühenduses siis nii-öelda tee ilmajaamadega ja ta kontrollib seda asukohta, kus sa oled, mis temperatuurid seal esinevad. Ja siis saad vaadata, nüüd on okei. Nüüd on mul valmis. Mudronaatoril on siuke temperatuuri lukk peale. Jah, ei tööta enam. No vaata, Maanteeamet üritab ta veel piirangu kohe peale panna. Kohe tahab piirangu peale panna. Kohe käed kinni siduda. Ei lase vastutada. Kuidas me seda naket kontrollida saame? Kõige lihtsam viis. Kisu lihtsalt kive välja. Jälgi. Ükshaaval, see 1-2 kivi, see ei muuda selle pindamise olukorda, kui sul pärast kõik nagu minema sõidetakse. Et näiteks siin on näha, see on tegelikult kivi, mis on siit pesast välja võetud. Nagu te näete, siis ta on võrreldav nende kividega, mis on siin õiget pidi ja nii-öelda pealmised pooled ülespoole. Ja seda kivi vaatame, siis kivi küljes on nagu täiesti ilusti olemas bituumenit, võib-olla 50%. Aga samas, mis on allpool, kattega ühendust ei ole. Selle pildi kohta ma võin öelda, et kattes oli väga palju niiskust. Seda tehti, kas oli eelmisel päeval vihm olnud, et pooridesse oli jäänud mingit niiskust
ja tegelikult on seda niiskust seal nii-öelda emulsiooni ja bituumeni all piisavalt palju, et tegelikult ei ole selle põhjaga veel korralikku naket tekkinud. Et praegu ta tõmbab ta isegi põhja küljest praegu ära. Ja sellise nakke juures on meil oht siis, et juhtuvad sellised pildid meil. Nagu te näete, see ongi viilutõne koht, päike on sealt poolt paistnud, millega pärast on siit ära tulnud, kuigi see kõik on ühel samal ajal tehtud. Mida kaugemale sellest varjust läheme, seda väiksemaks see probleem tegelikult läheb. Mis te arvate, mis asi see on? Miks siin on alles ja siin ei ole täislaiuses alles? Mis iseloomulik koht see pindamises on? Postiväri. Siis ta peaks just puhas olema. Tegelikult see on stardivuuk. Seal jäetakse väike stardivuuk. Siin on lihtsalt rohkem bituumenit. See on see üks soovitus, et kui sa tahad see kivi kinni jääb, pane rohkem bituumenit. Ja me aga rohkem emulsiooni tegelikult siis. Kusjuures see on töötanud. Selles mõttes, kui kunagi sai veel kruusa killustikuga pinnatud, siis see ei tahtnud sügisel üldse oma pesas istuda, sest seal on tolmu nii palju. Siis ainuke variant oli see, et nagu me Marek ikka ütlesime, uputame ära lihtsalt. Kruusaterav nagu ümar on ka. Jah, ta on see ümar ka ja ta ei saa kuidagi üldse seda kontakti nagu selle emulsiooniga. Ja siis oli see, et paneme ta kõrvuni kinni ja enamasti muidugi seda kruuskildu me kasutasime kõrvalteedel, nii et midagi hullu ei olnud, kui me sinna rohkem teda panime. Lihtsalt see oli vajalik. Ja lähtuvalt sellest ma võin öelda ka tegelikult, et isegi selline kivi on kinni panda. Et see nahke on saavutatav. Ei ole mingit probleemi. On piisavalt sooja ja on kujunemise aega, siis tegelikult see tee oli täiesti okei. Lihtsalt olid soojad ilmad ja me tegime seda õigel hetkel, õigel ajal. Ma räägin uuest asjast, kui meil nüüd ongi see halb nake ja see ei ole uus asi, tegelikult see on vana asi juba. Sellest rääkis ka Marek natukene siin juba. Aga see on Foxil, head nime eesti keeles ei ole sellele leidnud, udu pindamine. Siis, kui ma see udu pindamine ütlen, siis peetakse mind uduks nähtavasti. Et pigem ma olen jäänud selle väljendi juurde, et Foxil, las ta siis olla Foxil, kõlab ilusti ja on rahvusvaheline vähemalt. Seal on bituumen sees, 30-35%, millest kasutatakse, Marek juba rääkis tegelikult, mul on need samad asjad kirjas, mul on üks asi siia ainult juurde lisatud veel. Et see sama, kui meil on nõrgalt kujunenud nake, need kivid tõstad ära, sügisel just eriti, ja sa tead, et enam tegelikult 30 nii-öelda sellist teegate temperatuuri 30 ja pluss, no ta ei tule enamasti septembrikuus, ega need on haruldased juhud. Ja siis oodata, millal nagu see nake areneb ja lõpuks see kivi ikkagi sinna ilusti kinni jääb. No ei ole kellelgi seda kannatust ja ma ei tea, kas keegi tahab ka sellega riskida lõppkokkuvõttes. Siis saabki teha selle sama Foxili, sest ta tegelikult teeb meil selle ära, mida meil nii-öelda siis esimese hooga see emulsioon, mille me maha panime, ei suutnud või ei saanud teha. Oi, nüüd läks palju. See on sama pilt tegelikult. Ja nagu ma ka kõrvalt siin Mareki juurest juba kommenteerisin, siis Foxil on tegelikult võrreldav veega. Kui meil vesi läheb kattesse kuskilt, pääseb ta pindamise kivi alla nüüd või siis uuristab endale tee nii-öelda katte sisse, siis läheb sinna ka Foxil. Aga Foxili eelis ongi nüüd see, et ta otsib kõik need kohad üles, nagu te näete, igal pool neid mulle ei ole, aga seal, kus vähegi nüüd on kohta tal minna, ta tõrjub sealt õhu välja ja läheb ise sinna asemele. See tähendab seda, et ta moodustab tegelikult sinna siis bituumeni kihi. Kuidas Foxil tegelikult töötab, mis ta teeb siis? Nagu ma ütlesin, ta imbub igale poole sisse, paneme selle Foxili siia peale, meil on vähe bituumenit, alla 1/3, nagu pindamise kivi juures tegelikult. Selline kogus, no võib kinni jääda, ei pruugi jääda, aga me oleme avastanud, et see kontakt on vilets olnud, meil ei ole sooja piisavalt olnud ja võib-olla hoiab siit selle osaga kinni, võib-olla hoiab siit selle osaga ainult näiteks kinni. Nüüd me paneme Foxili siia peale, siis siin on 30% vett, vastupidi, 70% vett tegelikult sees. Tähendab seda, et siia jääb järgi ainult selline kogus sellest, mis me siia peale paneme. See võtab meil, tekitab sellise nii-öelda
vee, kuidas seda öeldakse, kapillaarne märgumine. See on see pindpinevusjõud, mis sunnib veel nii-öelda ronima mööda seda kiviseina tegelikult ülesse. Ja samal ajal suudab see foogsiil ka tungida meil siia vahele. Ja kõik need nii-öelda sellised augud, kus nüüd vesi võiks sisse minna tegelikult ja hakata meil seda kivi alt tuuristama, ta paneb need kinni. Et see on tegelikult see efekt. Kas me kunagi oleme rääkinud, kuidas me foogsiili avastasime üldse või? Võib seda rääkida või? Tegelikult sellega oli selline trikk, et me tegime ühel teel pindamist, kus oli sideaine norm oli ette nähtud, nii palju peab olema ja rohkem panna ei tohi. Me muidugi tõstsime kisa alguses, et see on vähe, see on raudselt vähe. See oli ka vist augusti lõpp, oli septembri algus või mingi selline aeg oli. Aga meile öeldi ei. Aasta oli 2000. Aasta oli 2000, ma pakun, jah, umbes sinna kanti. Aga siis oli kõik, et ei, lepingus on nii palju ja me tõstsime käed üles, siis me ei vastuta. Meil antigi luba. Jah, te ei vastuta. Tehke ära. No me tegime ta siis ära selle normiga, mis oli ette nähtud, teadsime, et see on nõrk, aga sellel ajal just meil vist, kas Märt Järvik käis seal Lõuna-Aafrikas ja sealt siis ta rääkis sellest nii-öelda foogsiilist, ta oli seda näinud seal. Ja meie panime talle muidugi nimeks, panimegi LA pindamine, nii-öelda Lõuna-Aafrika. Et meie siiamaani nimetas seda LA-ks. Ja siis me läksime sellele teele, mis oli nii-öelda vale normiga tehtud, me teadsime, et sealt hakkab ära tulema, tegime sinna mingid efektid peale. Pulli pärast. Proovime, kuidas toimib. Ja kevadeks oli pilt näha, et kõik ülejäänud kohtadelt oli kivi ära tulnud, kaootiliselt siit, sealt, aga ta oli õre, ta oli kohutalt õre. Ainukesed, mis olid alles, olid need ilusad meie foogsiili lapid, mis me sinna peale olime teinud. Ja sealt me saime aru, see asi töötab, väga ilusti töötab. Ja peale seda me oleme tegelikult seda juba tõesti vist mingi 15 aastat teinud igal sügisel. Jah, jäin siia. Et tegelikult siis nõrga nakkega kivi, foogsiil on tegelikult võimeline tungima siia alla ja need pesad kinni panema. Siin on üks kivi, kus on väga hästi näha. See on kevadel ära võetud kivi ja see on talve otsa nüüd saanud tegelikult, siis vesi on pääsenud kuskilt siia alla. Näete, miks see koja ta endal on siia uuristanud. See oli päris suure liiklusega tee, ma arvan, et seal oli 2000 autot äkki, oli 2500 ja kevadel hakkas sealt kivi ära tulema. Päris sügavalt pesa seest hakkas ära tulema, et tegelikult oli nagu see isegi rattajäljest. Ta oli kõva liiklus saanud, aga vaikselt hakkasid kivid ära tulema. Mind muidugi huvitas, mis toimub. Nagu mind ikka huvitab, mis seal kivi all toimub. Kuidas ta ära tuleb? Kõik on ju norm on paigas, bituumen on kõrgel, aga see oli tehtud jälle liiga hilja sügisel selle liikluse jaoks. Ja siin on pilt näha, millega see kivi tegelikult kinni oli. Ta hoiab ainult nii palju. Ülejäänu vesi oli alla pääsenud, foogsiili ma muidugi teinud sinna ja see kivi tuli suht kergelt ära ja kui ma seda pilti siin nägin, siis ma sain nagu aru, vesi pääseb alla kuskilt ja selle lahendus tegelikult olekski see sama foogsiil, millega me saame tegelikult nii-öelda siis sügiseti oma katteid kaitsta ja ära hoida selle, et meil kivi peaks ära tulema sealt. Järgmisena ma tahaks rääkida higistamisest. Sest üks asi on see, et bituumen on tore, kui ta on vedel. Ta annab veel hea nakke, läheb ligi, on soojad suved, kõrge temperatuur. Aga paraku muutub bituumen teistpidi ka meil ohtlikuks teedele, kus nüüd on siis kas rohkem palju bituumenit või kuidas üldse nagu see higistamise protsess toimub. Mind jälle huvitavad kõik need protsessid. Et kuidas nad toimuvad, sest kui me teada saame, kuidas see protsess toimub, siis me suudame ka tegelikult välja mõelda nii-öelda vastumürgi. Kuidas seda siis, kuidas me saame teha, et see ei toimuks ja kuidas me saame seda arvestada või siis ära hoida või on mingisugune ravi selle kohta olemas. Et tegelikult, nagu siin on kirjas, siis seda põhjustab see sama vedelikuline omadus, milleks bituumen muutub, kui meil temperatuurid lähevad kõrgeks. Näete, kõige hullem see vedelikuline omadus on siin nakke tekkimiseks väga soodne, samas higistamiseks jälle ja nii-öelda selle bituumeni pinnale tõusuks samamoodi soodne. Et ühtepidi hea olukord, teistpidi ei ole nii hea olukord. Mis meil seal tee peal toimub siis ratta all, kui ratas nüüd selle kivi peale sõidab? Miks meil tee läheb higistama? Ma tükk aega ka
arutlesin ja mõtlesin selle üle ja ega ma nüüd päris sinna sisse nagu pugenud ei ole ja sipelgaks muutunud, et aru saada, mis seal toimub. Aga ma arvan, mis seal toimub nii-öelda inseneri mõtte ja loogika taustal. Kivi, mis saab nüüd selle rattakoormuse, siis iga kord, kui ratastele peale läheb, siis teda tegelikult vajutatakse natuke allapoole. Nagu meile siin Karli Kontson enne rääkis, siis asfalt muutub, kui on järjest soojad ilmad, ta muutub pehmemaks, ta hakkab järel tihenema. Ja kui ta hakkab järel tihenema, järelikult ta hakkab ka veitsa alla vajuma iga ratta all. Võib-olla 1–2 millimeetrit, aga sellest piisab, et see sama vedelbituumen, mis meil seal 40 kraadi juures ja pluss vedelikuks muutub, hakkaks liikuma. Ta hakkab liikuma nagu pumba käes. See kivi on pump, iga see kivi tegelikult muutub pumbaks. Sellepärast me näeme ka seda higistamise kõige suuremat tendentsi just rattajelgedes. Et sealt hakkab see üles tõusma. Samal ajal, kui nüüd kate on piisavalt pehme ja see kivi suudab ka siia allapoole vajuda, mis meil sellega juhtub siin selle pildiga? Saamegi selle, mida me tegelikult nagu nii-öelda pelgame ja kardame. Ta lähebki leemendama või nii-öelda higistama. Et tegelikult higistamine, Marek ütles, et see oli hea sõna. Aga kõik teavad, mis see asi on. Vähemalt need, kes on teega kokku puutunud. Et ma võin see kirjutada ka leemendamine, võin kirjutada ka, ma ei tea, mis veel, tuumeni üles tõusmine. See on selline konarlik ja natukene selline logisev. Et, tegelikult, kui nüüd võtta inimene peaks sellest aru saama. Sul on kuum, sul on palav, mis juhtub? Sul hakkab vett välja tulema seest. Kõik, mis sul sees on, kõik hakkab välja tulema. Sama asi juhtub bituumeniga tegelikult. Kõik... paneme üle pindamine. Tulevad pärlid tõenäoliselt. Ja ristmikutel lisandub veel lisaks aeglane liikumine. Mida kauem see koormus peale sellele kivile rõhub, seda sügavamale ta loomulikult sinna katte sisse ka vajub ja seda kõrgemani jälle see bituumen tõuseb. Lisaks seda kivi veel pööratakse seal ühele poole ja teisele poole ristmikute peal. Ja siis me enamasti näemegi, et see higistamine leiab nagu aset just ristmikute peal. Ja nagu ma enne just mainisin, siis just kõige suurem probleem tekib nendes rattajelgedes, kuna pidevalt sõidetakse ühte jälge, pumpamine toimub ja lõpuks pumbatakse see bituumen üles, midagi ei ole teha. Samas, ega igasugune must jälg ei ole ka kohe higistamine. Et olen ka selliseid pilte näinud, kus tellija tõstab suurt kisa, teed higistavad, kõik jäme, tulge puistama. Lähen koha peale, pealt on ära määritud ja tulemuseks on see, et tegelikult on mingit uus elamut kuskil seal ehitatakse, 2 mingit suuremat rekkat. On seal mõne natukene järsema pöörde teinud ja nii-öelda ristmikul natukene kive nii-öelda segamini pööranud. Ja tulemuseks on see, et lihtsalt see bituumen, mis sealt nüüd nende pööramiskohtade peal nii-öelda kivi natuke ringi pööras, see tassitakse lihtsalt mööda teed laiali. Et alati tasub nagu otsa vaadata sellele higistamisele, et kust ta alguse saab. Et kas on kuskil nagu mingi spetsiifiline koht, milles see asi nagu, kus see probleem nagu alguse saab, et me saaks siis tegelikult tegeleda probleemiga, mitte lihtsalt ei puistaks nagu seda teed järjest igalt poolt üle, et tegelikult me raiskame materjali, tekitame tee peale tolmu, ebamugavusi inimestele, et selles mõttes tuleb alati vaadata, mis see on, millega me tegelikult kokku puutume. Mis nüüd teha, kui higistamine tekib? Eks me enamasti teame, mis siis tekib. Tuleb puistata midagi. Et probleemiks on ikkagi see sama vaba vedelaks muutunud bituumen, mis nüüd liigub kivide vahel. Ja vaba bituumen tuleb siduda teise vaba materjaliga, kes tahab selle bituumeni kõik endale võtta siis. Nagu Karli siin rääkis, siis ka asfaldis seesama tolmukujuline materjal tegelikult 90% vabast bituumenist seotakse kokku. Sama asi nüüd tuleks meil tegelikult teha seal pindamise peal, et tuleks kasutada ikkagi võimalikult palju just tolmusid sõelmeid, sest need on kõige efektiivsemad. Midagi veel teha. Nendel on pinda hästi palju ja nad tõesti seovad seda vaba bituumenit omavahel kokku ja kui me seome ta kokku, siis me tõstame jälle tegelikult pehmenemistäppi ja me muudame seda bituumenit iseenesest nii-öelda kõvemaks. Ja tänu sellele ka siis higistamisele nii-öelda mitte nii
nii kergesti mõjutatavaks. Kui nüüd ei ole näiteks asfaldis üldse enam kive näha, siis võib kaaluda ka killustiku peale puistamist. Aga sellega peab ettevaatlik olema, sest eriti kui me oleme enne juba tolmu pannud, siis võib olla juhtunud see asi, et me oleme bituumeni nii kõvaks tegelikult muutunud juba, et meil ei pruugi enam naket olla piisavat selle kiviga. Ja teine asi on see, et meil on seal nii palju juba seda mastiksit, et see kivi ei lähe lihtsalt enam kuskile. Tal ei teki piisavat siduvust selle kattega. Ja teine asi on see, et puistata tuleb õigel ajal. Me siin enne juba natukene rääkisime, mainisime, et millal see õige aeg siis tegelikult on. Mis te arvate, millal tuleb puistata? Millal on õige hetk puistata? Kas siis, kui higistamine tekib? Õhtul. Õige, mitte päris õhtul. Aga iseenesest sellel hetkel, kuskil 3 peale seda, kui bituumen on tegelikult, kui teekate on saavutanud maksimumi. Kui me puistame siin, kella 12, enamasti higistamine muidugi hakkab tekkima juba peale 12. Ta hakkab siin juba tekkima. Muidugi sõltub sellest, mitu päeva nüüd enne seda juba sooja olnud. Et mida rohkem on enne olnud, nagu Karli enne ka näitas, siis tegelikult see kate, ta on järjest rohkem mõjutatav järgmise päevase soojusega. Aga kui me puistame seda siin 12 ajaks, siis on kella 3, kui on maksimum, see suurem osa on juba minema lennanud seal, sest samal ajal ei suutnud selle temperatuuri juures veel kogu see bituumen seda tolmu endaga siduda. Aga 3 peale seda, kui me siin puistame ära, siis kohe tuleb ka jahe hetk. See tähendab seda, et tegelikult võetakse see tolm nüüd kõik sinna vastu. Kuidas me veel saame vähendada vigistamise ohtu? Et üks variant on see, et kasutaks kohe kõvemat bituumenit, emulsiooni lähte bituumenina. Kas või näiteks nendel suvistel perioodidel oleks seda võimalust tegelikult, et me saaks seda teha. Me oleme valmis seda emulsiooni tegema, aga küsimus on selles, et praeguseni meil on ikkagi lähte bituumeniks, minu arust see on normeeritud. Sul on ees, et ta peab 162-120 olema. Minu arust on. Ei ole nii? On jah? Keegi teab, et on? Toomas. Kes teab, et on? Sest seesama 70-100, kui te vaatate seesama voolamiskatset nüüd, siis ta annab 2 korda suurema eelise meile võrreldes 162-120-ga. Just selle sama voolamise suhtes. Tegelikult. See on tehtud 50 kraadi juures, 24 tundi ja 5 kraadise kalde peal. Mis ta külmaga teeb, et küsimus on riigipõline, et soojas on ta hea, aga meil on vaja külmas ka hea teha. No ega ma päris täpselt ei tea, et selles mõttes ma arvan, et tuleks proovida iseenesest ära. Et lõpude lõpuks muidugi, mis ta külmaga teeb, et ta on ikkagi bituumen ja kui sul on bituumenit piisavalt, siis isegi külmaga, jah, ta läheb rabedaks, aga minu enda uuringud ja tegelikult kogemus näitab, et ta isegi hoiab kivi kõvemini kinni talvel, kui sa oled selle nakke saavutanud. Ja siin on ka nakke saavutamise koha pealt on, jah, me vaatame siia, et tegelikult nüüd on meil on tore, ta voolab vähem, higistamisel on ta vastupidavam. Kus me nakke saame? Nüüd on ju ta vähem vedelik selle sama 50 temperatuuri juures, samamoodi ka 40 juures. Kuidas me saame selle nakke nüüd? Et meil on vaja see kivi kinni ka saada, enne kui ta higistamisele vastu hakkab pidama ja siis talve nagu üle elab. Selle kohta ma ütleks seda, et ka seda sama 160-220 tegelikult emulsioonitootjad pehmendavad seda. Ka meie pehmendame. Just sellepärast, et seda naket nagu aidata töövõtja või tellijal paremini saavutada. Sügise poole me teeme teda pehmemaks natukene, kuna siis enam ei ole higistamisohtu, aga samal ajal on temperatuurid madalamad ja selle nakke saavutamine on keerulisem. Et meie vähemalt Pigivada poolt püüame kõike teha, et see emulsioon toimiks kõikides tingimustes. Loomulikult kuskil on piirid, millest ei saa üle mitna. Sellepärast ma ka nendest varjukohtadest nagu räägin, et mis seal taga nagu on. 70-100 annaks meile suurema võimaluse tegelikult reguleerida seda sama emulsiooni. On kuumemad ilmad, jätame ta kõvemaks. On külmemad ilmad või külmem periood, me saame teda tegelikult teha pehmemaks. Et saavutada see piisavalt õige nakke, sest üldjuhul need pehmendajad suure soojuse käes
nad hakkavad kiiresti lenduma sealt. See tähendab seda, et tegelikult meil on need pehmendajad vaja ainult selleks ajaks, kuni see nake tekib. Kui see on käes, peale seda jääb veel järgi seesama nüüd juba siis kõvem bituumen, mis suudab meil nendele higistamistele paremini vastu seista. Sest ütleme ausalt, tegelikult seesama aasta 2018, no see oli juba nagu Vahemere kliima. Et ma panin siia kõrvale 4 linna, Malaga, Hispaania, Marseille, Prantsusmaa ja Pärnu ja Tallinn. Ja kui te vaatate, siis okei, juuli algus, me ei saa neile temperatuuridel ligi, aga kui me vaatame juba siit juuli keskpaigast, siis ega suurt vahet tegelikult maksimaalse õhutemperatuuriga enam ei ole. Ja nemad kasutavad 70-100 bituumenit oma emulsioonis. Et neil ei ole muidugi nael kumme ja neil ei ole talve. Et see on see vahe, aga töö tegemise kohta küll ma olen sulle nõusta. Jah. Aga eks nagu iga uue asjaga tuleks võtta ja proovida. Ega ma ka ei oska öelda seda, mis need varjuküljed on. Eks sinna tuleb mingid katsed jälle välja mõelda. Mis tuleb asjaga tegeleda. Me tegelikult oleme teinud ju 150 bituumeniga emulsiooni. Selle penn oligi, ma vaatasin järgi igaks juhuks, et ta oli tegelikult 90, 130. See oli üks Venemaa bituumen, mingi Moskva bituumen. Ja me saladuskatte all ühe objekti peal katsetasime seda. Me ei ütle kus ja millal. Aga meid lihtsalt huvitas, me saime tast korraliku emulsiooni ja me panime ühe objekti peale, kus oli tegelikult päris palju sükseid, isegi veel vanasid lappe all tehtud bituumeniga, mis higistasid. Ja minu suur üllatus oli järgmine aasta, suvel, kui ma seda objekti sõitma läksin. Lapid olid kadunud. Et üllataval kombel see kõvem bituumen penetratsiooniga 100 siis, selle bituumeni penetratsioon oli 100. Ta suutis sellise kihi peale teha ja ei olnud siis selle ühe aastaga nagu segunenud selle alumise materjaliga. Et tegelikult need lappe enam ei leidnud ülesse, need ei olnud enam. See näitab seda, et tegelikult see kõvem bituumen aitab meid selles olukorras. Kuidas ta nüüd tõesti külmas käitub, naelaga käitub, no selleks on vaja katseid teha, selleks on vaja katseleike teha ja saada aru, kuidas ta meie kliimasse sobib ja kuidas sellega nagu pinnat oleks. Sama asi on tegelikult ka ööpäevase keskmise õhutemperatuuriga. Et juulikuu algus on küll lahja, aga edasi me täitsa konkureerime selle Marseille ja Malagaga, et me võime jämedalt öelda, et ööpäevane keskmine temperatuur tegelikult on juba sealkandis ja eks meil sealt ka hästi palju probleeme tegelikult nüüd sellel suvel nende higistamistega tuli, et tegelikult hakkasid higistama ka need objektid, mis 2-3 aastat, nad ei olnudki higistanud. Midagi olnud juhtunud. 2-3 aastat tagasi tehtud. Aga võt see ongi see, et nagu te alguses mu ühest graafikult nägite, siis see oli ikka ekstreemaasta selle koha pealt, et ta oli tõesti kõige soojem nüüd viimase 10 aasta jooksul. Ja loomulikult need järjestikulised soojad päevad, need hakkasid mõjutama mitte ainult pindamisi, vaid ka seda, mis seal all on. Ja kui see hakkab all järgi andma, no siis ei saa pindamine enam midagi teha. Et loomulikult nähakse pindamist. Pindamisega on pahasti. On paha palju bituumenit. Kuigi ta on 2-3 aastat ilusti kõik vastu pidanud, talved üle elanud ja midagi pole juhtunud. Nüüd juhtus. Sama asi on tegelikult ka Uus-Meremaaga, kellega meil on väga hea kontakt ja nemad kasutavad 80-100 bituumenit samuti. Küll Põhjasaarel, Lõunasaarel ei kasuta, aga nagu te vaatate maksimaalseid õhutemperatuurisid ja minimaalseid temperatuurisid, siis nad jäävad küll meie omadele alla, aga bituumeni seisukohalt ei ole enam vahet, kas -10 või -15, vähemalt pindamise juures ei ole vahet enam. Et tegelikult minu katsed pindamise juures on näidanud seda, et bituumen läheb iseenesest temperatuuri tõustest kõvemaks. Sellise koguse juures, nagu me pindamises kasutame. Asfaldis on teine asi, seal on meil kivi ainult määritud ja omavahel kokku kleebitud, seal hakkavad mängima juba ja seda bituumenit ka tohutult vähem seal, kui seda on tegelikult pindamises. Ja seal hakkab mängima juba see kivimaterjali ja bituumeni koostöö.
pindamises meil töötab ikkagi bituumen, mis hoiab seda kivi kinni seal. Ja kõik need jõud, mis kivilt edasi antakse nii-öelda bituumenile, need mõjuvadki otse bituumenile. Ja kui meil on nake tagatud, siis hakkab tööle puhtalt bituumen. Nüüd on küsimus selles, kas meil on piisav norm ja kas see kivi on piisavalt kõrgelt kinni võetud, et ta suudaks nendele koormustele vastu panna, mis talle nii-öelda antud liikluskategooria tee peal siis vastu tuleb võtta. Ja tegelikult 70-100 bituumen oma olemuselt külmas on kõvem, kui on 162-120. See tähendab seda, et kui ükskord kinni võtab, siis ta hoiab 2 korda tugevamini kinni, kui seda 162-120 suudab. Aga noh, see on teooria. Need katseid räägime järgmine kord. Nüüd teine asi on meil kuum ilm ja emulsiooniga pindamine. See aasta ma arvan, et pindajad kõik kogesid seda, kui raske on tegelikult selle sama kuuma ilmaga pinnata. Ja mis me siis teha saame? Ja teine asi ka see, et mis toimub. Enamasti juhtub see siis, kui teekate läheb üle 40. Vähemalt nii mulle ütles meie objektijuht ja seda ma olen ka ise kogenud. Et nii kui ta üle 40 läheb ja kõrgemale, siis hakkab mingi plugin peale rataste all ja tegelikult ei ole enam nii-öelda see pindamine kontrollitav, et iga auto, mis mööda läheb, teeb ainult asja hullemaks. Mis siis tegelikult toimub? Siin on mitmeid teooriaid, aga meie üks hea kolleeg ja sõber Uus-Meremaalt väidab, kes nad nüüd ise kasutavad 80-100, et teil ongi liiga pehme bituumen nendes tingimustes. Et tegelikult, kui meil päike paistab ja ilm on kuum, siis hakkab sealt vesi hästi kiiresti ära aurama. Ja lõpuks meile tee peale tekib tegelikult niisugune bituumen, milles on vesi veel sees. Ta ei ole lõpuni lagunenud, aga seal on niisugused veemullid sees. Ja kuna see bituumen on meil ikkagi niivõrd pehme, tema pehmenemistäpp on 40 on lagi, enamasti on 35, 36. Et see on tegelikult ületatus. Tähendab seda, et tegelikult see bituumen on, ta on pehme, ta ei suuda kivi kinni hoida, kui nii võtta. Ja nüüd hakatakse autorataste poolt neid kivisid veeretama. Keeratakse tagurpidi, järgmine auto tuleb, võtab selle kivi kinni, viskab järgmisse kohta ja see on nagu lumepall. See lihtsalt kasvab. Lihtsalt kasvab ja läheb järjest hullemaks. Et võimalik, et ka siin on lahendus. Mul endal kogemust ei ole, aga et kas ta võiks teha, aga siin on jälle nüüd see proovimise koht, et tõesti selle kuuma ilmaga proovida mõningatel objektidel teha seda teistsuguse bituumeniga ja teha seda 70-100 bituumeniga. Et kas see aitab seal juures või ei aita, ma ei oska praegu öelda. Pole otseselt kogemust, aga meie see Uus-Meremaa kolleeg väitis, et nendel oli see probleem ja nemad leidsid sellele just sellel näol nagu lahenduse, et bituumen on liiga pehme. No ja tulemuseks sellisel juhul me saame samasuguse teed nagu higistamine, et tegelikult need kivid pööratakse selle ratta eeles kõik tagurpidi ja osa kivega loobitakse minema, sest ega nad ei kuku samasse kohta tagasi, enamasti nad visatakse kuskile tee äärde ja siis meil on bituumenit jälle palju rattajäljes, kive on seal nähtavasti vähe ja siis meil on selline jällegi higistav seisukord. Mis me veel teha saaks siis töötegijana, kui meil ikkagi tuleb pinnata? Tegelikult kui päike paistab, ilm on ideaalne seda tööd teha. Siis minu soovitus oleks see, et see on liiklus 2000 ja rohkem. Sa peab muidugi jälle vaatama, seda numbrit ei saa nagu võtta. Pigem tuleb nagu lähtuda sellest, et palju seal autosid liigub, palju seal rasket liiklust on, palju seda liiklust, kes hakkab nii-öelda seda kivi meil seal rullima ja edasi-tagasi pöörama. Et teha sellisel teel tööd, kui tõesti on vaja teha, siis teha teda hommikul vara, lõpetada ära, puistata kinni ja teha siis õhtul näiteks hiljem edasi. Me oleme seda ise teinud. Tartu maanteed kunagi pindasime, siis keskpäeval me pindanud lihtsalt. See on võimalik, see läks käest täiesti ära. Kõik, mis me tegime hommikul ja õhtul, ööga ta taheneb ära, matad ilusti liivaga kinni, emulsioon teeb oma, ta jahtub nagu maha, läheb selle liivaga kokku, ta muutub kõvemaks. Et tegelikult me teeme seda sama efekti selle tolmuga, et me muudame selle, nii-öelda selle emulsiooni, bituumeni ja veemastiksi, me muudame ta lihtsalt kõvemaks ja ta suudab seda kivi siis kinni hoida, ta ei allu enam liiklusele. Üks variant on 1,5-kordne pindamine, kuigi see on ka jälle, kuna nagu Mareka rääkis siin, et tegelikult me paneme sinna vähem sideainet ja seal on kivi iseenesest juba rohkem, et ühtepidi on see 1,5 on selle koha pealt hea, et kui see esimene kiht lähebki natuke käest ära,
siis sul peab seda 4,8 muidugi rohkem olema, sest tegelikult see 4,8 annab päris head efekti. Ta paneb talle vaiba ilusti peale, kive enam kätte ei saada, ta kiilub selle suurema kivi kinni ja tegelikult ei juhtu enam mitte midagi. Kõik on korras. Saab tegelikult tööd teha. Teine asi on, et katta koheselt liivaga, sõelmetega see pinnatud osa, mida sa oled just ära teinud. Sest tegelikult kurja juureks on liiklus, ka iseenda liiklus. Need samad rekkad, kes meil killustikku toovad, sõidavad pealt maha, jälle peale, siis meil on keskel üks emulsiooni vuuk tavaliselt, sealt käiakse üle, tullakse tagasi ja tagasi tulevad muidugi meile pigised rattad, bituumeniga rattad, sest tegelikult selle sama 40 kraadi juures, teekatte temperatuuri juures muutub see bituumen sul siuke õhuke kiht mõne hetkega, sealt aurab kohe vesi ära, ta on kohe sul bituumen, ta hakkab kohe kleepima. Emulsioon ise ei kleebi tegelikult, bituumen kleebib. Nii kui ta on bituumen, nii ta võtab sellest kivist kinni ja nii ta pöörata pahempidi ja hakkab see protsess jälle peale. Teine variant on, või kolmas variant või neljas isegi juba, mida ma olen ise rakendanud, mõtlesin niisuguse sõna välja, kontrollitud pindamine. Sa kontrollid, kuidas autod sõidavad, sellest me vist rääkisime siin ka, et üks variant on see, et kontrolli olukord, see oli sinu variant see, et kõik autod sõidavad ühe kiirusega. Jah, et kosmos aitab, kõik on, nad ei saagi kiiremini sõita, sest lihtsalt pedaal on kinni sellel objektil. Võib-olla on tulevikule. Et sõidadki ja GPS jälgib ja nii kui sa jõuad 30 alasse, nagu me praegu GPS-is näeme, et siis põmm, võetakse sul kiirus maha ja sa ei saagi minna. Ma ei tea, inimesed muutuvad närviliseks nähtavasti. Siis teeks kontrollitud pindamist. Et kontrollitud pindamine, mina kirjeldaks seda niimoodi ja ma ei tea, kui hästi see välja tuleb, pilti ma ka väga teha ei oskunud, joonistada ma ei oska. Esimene asi, pinda päri suunas, sest iga kord, kui sa vastas suunas sõidad, siis autod tahavad sust mööda minna. Tekib liikumist hästi palju, sa ajad inimesed segadusse. Päri suunas sa liigud samas suunas, autod lähevad sust mööda, olukord on juba kergem. Siis ära võta liiga pikke lõikusid. Me õppisime selle ära, me proovisime ka 800 meetrit. Suurema liiklusega teel läks käest ära. Ei suuda, esiteks järjekorrad lähevad, reguleerijate järgi lähevad nii pikaks, et me ei suuda enam liiklust läbi lasta. 500 oli optimaalne. Ja siis me teeme selle 500 meetrit ühe paani valmis. Me ei lase sinna enne ühtegi teist autot peale. Nad sõidavad kõik selle pindamata osa peale. Ja rullime ta ära, paneme korraliku liivakigi peale ja nüüd vahetab kogu pindamine poolt, nagu regrupeering. Nüüd lähme teisele poole. Laseme liikluse valmis pindamise peale lahti. Ja nüüd teeme teise osa ära, samamoodi, lõpuni, selle 500 meetrit, mõlemad paanid. Ja niimoodi liigume 500 meetri kaupa edasi. Sellega me avastasime, et nii saab teha. See tegelikult oli täiesti lahendus ka kuuma ilmaga pindamisel. Sest me panime liiklejad konkreetsesse olukorda, nad sõitsid ainult seal, kus me lubasime neil sõita ja neil ei tekkinud arusaamatusefekte. Et meil oli neid kaapekaid tee peal vähem, meil oli parandamist pärast vähem, kõik läks kohe paremaks. Ja üks oluline asi on see, et hoia pinnatud lõikusid kontrolli all, see tähendab seda, et käi vahepeal vaatamas, mis toimub. Sest kui kuskilt hakkab nüüd midagi kiskuma, kuskilt nad saavad, keegi pidurdab ees, mingi rekka läheb ees, küll nähtud seda, keegi pidurdab ees, paneb järjega, kõige hullem koht on see, kus sa reguleerid ise liiklust. Ta ei näe seda reguleerijat ja siis keegi ees pidurdab, teine tegeles, ma ei tea, kuulas muusikat, otsis telefonist kedagi või mida iganes ja siis pannakse see rekka, kõik need 8 ratast või 9 palju sul on, kõik läheb plokki. Ja siis on pikk jälg maas, kõik autod, mis sealt üle sõidavad. Arvake, mis juhtub. Nad saavad ratad bituumeniga ja hakkab jälle asi otsast peale. Et selles mõttes, ja kui juhtub selline asi, et kuskil on mingi jama, jäta oma pindamine seisma. Kõik, lõpeta ära see üks paan, pane kinni, tegele probleemiga. Sest see probleem väljub väga kiiresti kontrolli alt, kui nad kuskilt hakkavad bituumenit kätte saama kuuma ilmaga. See on hetke küsimus, kui sul on kogu tee tegelikult rikutud. Et nüüd on küsimus, kas ma tekitan probleemi endale juurde või ma tegelen probleemiga ja lähen siis oma pindamisega edasi. Sellest ma rohkem ei räägiks, ma tahaks veel rääkida, nagu see mul ajaga on. Okay. Rein, kuule, ma segan sind vahele korra, et siin oli juttu, et kas see 160-220 emulsiooni valmistamiseks on kohustuslik või mitte. Et see ei ole kohustuslik. Ei ole? Ei, et tee kvaliteedi nõuded ütlevad, et soovituslikud siis pindamisbituumeni margid on toodud EVS-is ja meie pindamisjuhis ütleb, et enam levinud on
tegelikult siis... mille baasbituumen on see ja see. Tegelikult siis saaks kasutada. Jah. Väga hea, aitäh. Hea teada. Kui sa suudad tellijale selle nagu maha müüa. No see on nüüd jah, et tuleb tellijale see... 160-200, sellega on nagu lihtne, et ahah, et see on kasutusse, läheme edasi. Kui muud pakkuda, siis pead nagu... Ei no, tuleb loobida. Brošüüri ka välja printima. Jah, ei loomulikult. Aga väga hea, seda on hea teada. Nüüd räägiks natukene veel kattete tolumaks muutmisest, kuna enamasti kõik need probleemid, mida me siin täna käsitlenud oleme, vähemalt mina olen käsitlenud, siis need on tekkinud nüüd selle vahepealse perioodiga, mis me siin pindamispäevast pole olnud. Et ma olen näinud lihtsalt probleeme ja mul on tekkinud mõtted, mul on tekkinud mingid ettepanekud, lahendused ja et neid kuidagi siis nii-öelda ohjata ja kuidagi neid nii-öelda paremaks muuta. Siis üheks probleemiks on ka meie tolmuvavad katted, nii-öelda mitmekordsed pindamised siis, millega me neid tolmuvavad katteid teeme. Et mis on esinevad probleemid, millega ma olen kokku puutunud, on see, et me ei tea, mis tegelikult selle tolmuvabaks tehtava katte alumistes kihtides on. Et me küll veame enamasti sinna mingi 10-15, ma ei tea, võib-olla mõnikord ka rohkem uue kruusa peale, aga me ei tea, mis materjalid seal all on, kuidas nad vett juhivad, kuidas nad treenivad, sest kui vesi koguneb katte alla, siis ei päästa meid ka see 15 senti seal. Et enamasti me kevaditi näeme siis, kui see vesi, mis on sinna katte alla nagu ära külmunud, hakkab sulama, siis tekivad nii-öelda need, kuidas nüüd öeldakse, teepealsed vulkaanid. Lihtsalt see katte vajub läbi, kandevõime on kadunud ja siis ongi see asi, et meil on nagu me nendest, nagu Anti nendest tolmuvabadest kattetest ütles, et tegelikult me peame nad lihtsalt märkide alla panema jälle. Me peame keelama nendel sõitmist, sest need hävitavad need katted täielikult ära. Siis teine asi, mida ma olen tähele pannud, on, et mitmekordsed kihid pannakse kokku läbi mõtlematult. Et pannakse küll kihid kokku, aga kunagi mõelda, et selle peaks kate saama. Et mul on kihvt, panen need 2 fraktsiooni kokku ja ma ei tea, kus need tulnud on. Keegi ei tea nähtavasti. Aga peaks tutvustama, kus see raamat sai. Kõik variandid on mõeldavad. See lehekülg 28. Paneme lepingusse sisse. Insener vastutab. Insener 8 või 7 või 6. Ja kolmandaks mureks, mida ma olen kogenud, on, et sideaine kogused on viidud miinimumini. Ja bituumen, mis peaks tegelikult seda mitmekordse pindamise konstruktsiooni nagu koos hoidma. Seda ei ole lihtsalt seda. Seda ei ole nii palju, et see asi töötaks nii-öelda kattena. Ja loomulikult siis hakkavad probleemid, sest nagu Marek siin ka enne ütles, bituumen on see, mis teeb tegelikult kattest katte, vähemalt sellise mitmekordse puhul. Et me tahame seda katust ju tegelikult sellele kattele peale panna. Kui me paneme seda katust väga vähe, siis tuleb suurem rahe ja siis ta on läbi. Ta ei ole lihtsalt. Siin on näha, kuidas on selle sama läbivajumise tulemusena tegelikult on pisikesed praod sisse tekkinud. Näete, see on ka nüüd üks selline paari aasta vanune 2,5-kordne. Ja pealt on struktuur ilus, aga midagi seal all toimub. Millest me ei saa aru, mis seal all toimub. Ja tulemuseks muidugi siis on lõpuks see, seal kus on praod, sealt pääseb vesi sisse, vesi pääseb katte alla, olukord läheb järjest ainult hullemaks. Et algus on väiksed augud, hiljem juba tuleb järjest kõik need kohad jooksevad nii-öelda tühjaks, et tegelikult see kate mureneb lihtsalt ära. Katte konstruktsioon on läbi mõeldud. Ma ei tea, mis te arvate sellisest peamisest kihist? See on nagu... Jah, SMA, see on 2-kordne pindamine. See on 2-kordne pindamine ja kui me siit nüüd natukene uuristasin, siis tegelikult siit nüüd hästi ei paista, aga siin on tühimikud. See on nagu see, kuidas seda öelda, see on see treenasfalt, aga ainukese vahega, et ta on meil umbes nii paks ja otse kruusa peal. Ma panin pärast siia plastiliini panin sisse. Kusjuures see on meie enda objekt paraku. Et seekord ei olnudki konkurentide objekt. Keeruline seda tausta praegu ei näe. Seda tausta ei peagi nägema, ma räägin olukorrast. See on olukord. Ma ei tea, mis te sellest arvate, mis asi see on? Korallid. Korallid, jah? Näevad küll välja korallid, jah?
aga tegelikult see on kahekordne pindamine. Jah, see on kahekordne pindamine. Ja siin on 2 8 ja 12 fraktsiooni kokku pandud. 2 korda 8 ja 12. 2 korda 8 ja 12. Esimene kord 8 ja 12 ja siis kohe järgi ka 8 ja 12. Ja tulemuseks saame sellise asja. Et ega sellisel puhul tegelikult ei olegi midagi nagu teha. Tõsi, need kivid olid siin kinni veel siis, kui ma käisin, aga loomulikult sai see Fox-Hill peale tehtud, et seda ei julgenud nagu riski peale jätta, et mis tast nagu edasi saab. Aga selliseid asju tehakse. Kolmas punkt, millest ma rääkisin nüüd, on see, et mitmekordsetel pindamistel teeb konstruktsiooni veekindlaks ja tihedaks bituumeni kogus, mis seob selle kivimaterjali katteks, nagu ma enne rääkisin. Aga vähepakkumisega hanked kahjuks võivad tekitada olukorra, kus töövõtjad on sunnitud sidenekogused väga miinimumi peale viima, et üldse seda tööd saada. Ja siis tekib see olukord, mis võib ohtlikuks saada just katte vastupidavusele. Et nagu me enne rääkisime tegelikult, et meil on kattele bituumenit vaja, aga nüüd, et üldse seda tööd saada, siis tuleb millegiga see kokku panna. Ma ei tea, kõigi plastiliini ja nätsu ei ole taskus, vaata, nagu minul oli. Eks ta on see piiri peal mängimine ühtepidi, eks see kindlasti on see on risk, mõnikord õnnestub. Garantii andmine ja nii edasi, kõik see käib selle asja juurde, aga lihtsalt, et eks ta on bituumen on see osa sellest pinnadest ka, mis on nagu kõige suurema just nagu hinna osakaaluga. Ja selle 2,5 kordse puhul või mis on selle, jah, nende puhul on ikkagi päris palju just see on nagu selle mõttega, et sa võid sellega allapoole liikuda, aga riske võtma hästi palju. Ei, see ongi see asi, et pärast vaatadki üle ja tulebki Fox-Hill teha, ei olegi midagi teha. Et sa võtad riski, see on sul odavam, kui sul tuleb sealt kivi ära ja tuleb ka kõik muu ära. Et sul ei ole mõtet seda nagu endal lubada. Aga kuidas me saame siis hea tolmuva katte? Kus meil kõik oleks ilus tihe, lust vaadata. Õnnelikud on kohalikud elanikud, kes saavad endale tolmuva katte, enam ei tolma. Panin siia mõned mõtted kirja, mis võiks võib-olla abistada ja aidata, et neid probleeme oleks vähe, mida ma arvan, et on probleemid. Et üks asi on see, et alati tuleks projekteerida konstruktsioon jämedamast killustiku fraktsioonist ülespoole, jättes ühe fraktsioonis välja. Sest 2 fraktsiooni kokku panna ja see siis bituumeniga kokku nii-öelda immutada, see bituumen ei püsi seal, sest teda ei seo mitte miski koos. Teine asi on see, et mitte laotada emulsiooni otse tolmusele kruusalusele. Et seal on ikkagi eeliseks see, et paneks mingi padja alla. Tolm ja bituumen, emulsioon, nad ei sobi kokku kuidagi. Et nagu ma nendel katsetel ka näitasin, siis see imbumisaeg on täpselt selline, nagu ta on, et ta võtaks nagu selle tolmu omaks ja saaks temaga mingil määralgi nii-öelda üheks või ühiseks mastiksiks. Mitte kasutada lubjakivi ja kruuskillustiku konstruktsioonis, kui seal talvel kasutatakse libedustõrjeks kloriide, sest kloriidid on meie kohalike materjalide, kruusa ja lubjakivi nii-öelda vaenlased või nii-öelda ka lammutajad. Kuigi seda vist ei tohi teha isegi pindamisjuhendi järgi, aga paraku mõningates kohtades on see ikka veel välja tulnud, et isegi on juhtunud tegelikult, see ongi see järgmine punkt, et me küll ei pane nii-öelda, tegelikult me teame, et see tee ei ole nii-öelda kloriidide all, aga mõnikord tekib siuke jääkiht peale ja kuidas ma seda ära saan? Kuidagi on ära saada, pannakse soola. Aga sellest piisab. Ühekordsest soolapanekust tegelikult piisab, et kui vähegi kuskilt ta selle kruusakivi kätte saab, siis ta sellega ära lammutab. Et ma tegin ise ka lolli vea ükskord, et mul on garaasil ees on niisugune betoonist, ilus valatud asi. Ükskord oli ka, see oli garaaži ukse ees täpselt, seal tilkus kuskilt vesi peale, tekkis niisugune muhk niimoodi. Mõtlesin, et viskan natuke soola peale. Ilus betoon oli all ja peale seda siis kevadel vaatasin selle koha peal lohk, kuhu ma soola olin pannud. Et nii ilusti piisas sellest ühest korrast, et tegelikult see sama betoon, mis ongi tegelikult sul lubjakivi või nii-öelda kaltsiite täis materjal, et seda hakata lammutama. Et tuleb meeles pidada ühte asja, et need kahekordsed ja mitmekordsed pindamised on väga õhukesed ja võivad hakata lagunema väiksemaste vajumiste ja defektide tekkimisel kattele. Et selles mõttes, kui midagi peale hakkab tekkima, siis tuleks temaga midagi kindlasti teha kohe.
me ei tohi teda selliseks jätta, sest see järgmine protsess on nii kiire toimuma, et me ei suuda seda selles mõttes, me ei suuda seda hiljem tuleb sinna palju rohkem investeerida, kui me kohe temaga midagi teeks. Kas siis foogsiil peale teha, sõltub muidugi aastaajast, millal need probleemid välja tulevad, enamasti nad tulevad muidugi talvel ja kevadel, et siis ongi keeruline kohe sellega midagi teha. Aga selleks tulekski sügisel need asjad üle vaadata, et mis nendega toimub. Siis planeeriks õigeaegselt uue kaitsekihi pindamisele, kui me näeme, et tegelikult see ei seisa koos enam. Et tegelikult minu soovitus oleks see, et kui me teemegi nüüd need tolmuvad katted mingitele katelde, kus me ei tea, mis seal all toimub, või isegi teame, et seal on külmakerkeid või mingeid probleeme, siis ärme ootame, kui see kate siis hiljem nagu ära laguneb ja nii-öelda proovime siis süüdast otsida, et kes selles nagu süüdi on. Et lõppkokkuvõttes on see, et teeme talle selle kahekordse pindamise peale, aga võtame plaani, et näiteks aasta 2-3 pärast tegelikult peaks sinna uue kihi peale tegema. See ei ole midagi teha, sest bituumen hoiab teda koos ja kui meil on väga vilets alus, väiksed üksikud praod ja tegelikult on see kate rikutud. Et ühel hetkel me peame ta vaata, et uuesti kruusateeks tõmbama. Ma tean, et seda vist tehti mingi aeg isegi. Isegi meil nendel... Soomes vist tehakse ka, jah. Sest lihtsalt ei jõuta nendega midagi enam ette võtta. Ja ära planeeri õhukest tolmava katet raske liiklusega teedele. Karjääriliiklused, mingid tehased, need tuleks nagu enne, ta ei pea seal vastu suure tõenäosusega. Ma ei tea, kui sa alla muidugi betooni ei pane või ma ei kujuta ette, missugust alust ei ehita, aga siis ei ole nagu pointi sellel, siis kaob see odavuse mõte ära, et ma teen sinna pindamise peale. Pigem siis pane juba midagi vastupidavamat. Ma räägiks kiiresti üle ka veel, ma ei tea, sa küll rääkisid need asjad ära, aga panen siia mõned pindamised, mis nagu nii-öelda on siis mitmekordsetena kasutatavad. Et klassikaline kahekordne, kivid paneme üksteise kõrvale. Tegelikult klassikalisel kahekordsel ei saaks kohe teist kihti peale teha. Seal me peaksime tegelikult nüüd ootama nädalakese, pühkime selle ära ja siis paneme uue emulsioonikihi teise kihi peale, sest meil ei ole midagi kiiluda. Ja kui me nüüd hakkame sellisele tihedale puistele kohe tegema uut kihti peale, siis tegelikult seal on päris palju lahtist materjali, mis jääb sinna vahele nii-öelda, ma ei tea, mille peale nagu kinni. Siis teine variant on, me teeme kahekordse pindamise kiilumismeetodil. Näete, vahed on suuremad. Selle võime järjest ära teha tegelikult. Aga kehtib 1,5-kordse põhimõte. Ülekatteid minimaalselt ja tegelikult tuleb need jälged, tekivad ülekatted, need tuleb hõredaks lükata, et jälle oleks võimalik sellel kattel saada konstruktsiooniks. Küsimus on konstruktsioonis. Ta peab olema kate, ta tegelikult öeldakse selle kohta, see on vaese mehe asfalt. Ta peab käituma tegelikult nagu asfalt. Et ta ei tohi olla poore sees, ta ei tohi tühimikke olla. Selleks ongi see fraktsioonide vahe. Et need vahed saavad kõik täidetud, ta saab ühtseks komplektiks. Ja siis on üks huvitav asi veel, mida ma näitan, kuidas ta välja näeb jämedalt võib-olla. Ma ei hakka seda spetsiaalselt uut asja tegema, aga selline asi. Et kui me nüüd neid võrdleme, siis missugune nüüd annab rohkem konstruktsiooni välja ja küsimus, kui palju see bituumenit pannakse. Ja mis suvel saab selle bituumeniga? See läheb vedelaks kõik. Siin on pumpamisruumi, nii et küll. See on vist üks aga, mis on ka, mis on hõre vaatame, et tegelikult on puist tihedam. Tegelikult siia kivi kinni nad ei jää. Ta ei mahu. Ta ei mahu sinna. Ta läheb ainult ots jääb kandma, tegelikult läheb hari peale, põhipikkuse ahk või mis iganes. See on täpne pilt tegelikult, et sa võid küll mõelda, et see puist on hõre, aga tegelikult rohkem kinni ei jää. No see oli see pilt, mis ma näitasin, kui te korallideks pidasite. Et niimoodi saate korallid, kui tahate neid teha. Aga seda kindlasti ärme tee. Nüüd eelpuistega kahekordne. Esimesena kivi läheb nii-öelda tolmu sisse ankruna, nagu ma seda seletasin Mareki loengu kõrval. Siis tuleb emulsioon, mis tegelikult paneb mütsi pähe. Et mis on selle 2,5-kordse eelpuistega tegelikult ka eelis see, et sa paned juba alumisele kivile tegelikult mütsi pähe. Nüüd sa paned järgmise kivi, paned tegelikult, lukustad nagu selle kivi ära siia. Sa lukustad siia vahele, paned siia hõreda puiste. Nüüd paneme uuesti emulsiooni. Nüüd sai see kivi ka mütsi pähe. Meil on tegelikult tekkinud korralik kate juba.
ja selleks, et tekiks ka mingi kulumiskiht, paneme sinna nüüd soovitavalt ikkagi sama suure materjali peale, sest muidu tekib meil konflikt iseenesest. Võime panna ka järjest, et me paneks siia nüüd siis nii-öelda, kui see oleks 12-16, see oleks 8-12, antud juhul on mõlemad 4-8. Niimoodi kunagi see 2,5 korda sai tegelikult ka välja mõeldud ja tehtud. Ja nii need katted meil pidasid vastu tegelikult 5 aastat, 6 aastat, ma mäletan. Päris ilusti pidasid vastu. Kuni siis läks modifitseerimiseks. No, modifitseerimisel on ikka tulemused. Et vahel nad õnnestuvad, vahel ei õnnestu. Seekord ei õnnestunud. Lõpetuseks ma tahan öelda ühte asja, et igasugune kate vajab tegelikult hooldamist. Ja mida varem me sellega tegelikult peale hakkame, on see siis tolmuva kate, on see siis asfalt, on see siis mingi must kate, seda kauem ta vastu peab. Et siin on meil üks kõver, mis ajaga liigub järjest sinna kapitaalremondi suunas. Et nüüd on küsimus, mis me siin teeme, et see kapitaalremont liiga kiiresti kohale ei jõuaks. Alustame kõige odavamate meetoditega. Foogsiil. Tekivad mingid murenemised, tekib mingisugune nii-öelda näha, et bituumenit on vähe või hakkavad kivid ära tulema. Teeme foogsiili. See on kõige odavam. Me juba täidame need kohad ära, mis meil tegelikult on probleemsed ja kus tegelikult vesi pääseb sisse ja hakkab nii-öelda probleemil tekitama. Järgmine asi, võivad tekkida praod, mingid väiksed siuksed uurded, augukesed. Täidame need ära. Jälle odavam kui asi kõik üle pinnata või nii-öelda täies laiuses midagi teha. No järgmine variant on nüüd pindamine või ka isegi möss iseenesest. Ja kolmas variant on külmsegu freesimine. Tegelikult ma ühe asja unustasin ära, et see versioon on nüüd Ameerika versioon. Sellelt samalt healt sõbralt ja kolleegilt meil Ameerikast, kuidas tema näeb katte hooldamist. Ja ma ei tea, meil seda külmseguga freesimist, seda meil ei ole. Ma tegin siia enam-vähem nagu otse tõlke, et tegelikult kogu mõte on selles, et me peaks vahepeal odavate vahenditega midagi kogu aeg tegema, et selle katte nii-öelda seisund püsiks ja ta ei jõuaks liiga kiiresti siia kapitaalremonti, sest siia me ei taha seda. See on suur väljaminek. See on meeletu raha. Ja see sõver, kolleeg Ameerikas võrdleb seda tegelikult abieluseisundi kõveraga. Ta väidab, et see on tegelikult samasugune, kui me tahame abielu tervist nagu korras hoida. Et alus on kõik tore, kõik on lilleline, kõik on ilus, aga siis hakkab vaikselt alla vajuma. Mis me teeme? Kõige odavam vahend. Ostame roosid. Korras. Jälle on natukene asi aega rahu. See on tore. Nüüd roosid ei piisa enam. Nüüd on vähe juba, see on tavaline asi. Viime õhtusöögile. No natuke kallim, aga ikkagi veel ei ole nii-öelda kõige kallim variant. No mingi hetk ka see ammendab ennast. No järgmisel tuleb puhkusele minna. Ka tore, jälle tükk aega on rahu. No lõpptulemus, kui asi on nagu täiesti pekkis ja me hakkame jõudma siia lahutuse ja vara jagamine, noh, siis ostame naisele sportauto. Äkki see siis nagu mõjub. Aga see on suur investeering ja kõige suurem investeering on see tegelikult lahutus ja vara jagamine. Keegi ei taha seda. Lugeda neid tasse ja rätikuid ja linasid ja mida iganes. Kõige hullem on laste jagamine. Nii et see on tema versioon sellest teede seisundist. Siuke huvitav, võib-olla jääb paremini meelde, eriti lõpus, kui juba pead on paksust kõigest sellest jutust, mis siit nagu kokku tuli. Aga tänan tähelepanu eest, sellega ma lõpetan. Ja hea, et me selliste asjadega pea enam pindama, nii et meil on palju paremad materjalid. Aga näete, neid asju on ka nii tehtud. Tänud! Küsimusi ka veel, et tegelikult Rein oma ajast just alles kinni, vahepeal oli siuke väike kohvipaus, et aga küsige veel küsimusi, ma arvan. Jah, kui on midagi, mis meil jäi. Sul, Jaanek, oli küsimus, ma tean. Lasta, rääkisin juba ära, jah? Ei rääkinud. Mul on küsimus, et mis võib põhjuseks olla, kui kuumaga tõmbab rehvi ümber? Aluskiist lahti. Aluskiist lahti, jah. Et kas seal on nüüd vale emotsiooni kaudu või niiskanud sai kunagi 5-6 aastat on vastu pidanud? Hiljem, 5-6 aastat hiljem hakkab nagu alt lahti tulema. Täitsa huvitav. Seal on ainukene variant, mis võib olla. See on see kogu tee või tee servast kuskilt? Tee algused tavaliselt. Tee algused, jah. Kas ta siis
aeglaselt seisab see auto, kiiretab kuidagi seda? Et objekti algused või? Jah, rehvi ümber, et siis koorib nagu lapp. Ja hakkab algusest niimoodi järjest nagu koorima. Et seal on ikkagi üks ainuke variant, ma arvan, on see, et kas seal on nüüd tolmu alla jäänud mingisugust. Et ei ole kattega korralikult kontakti saanud. Jah. Need on need 2,5 kordsed. Ja. Et kuskilt hakkab nagu kruusateest, hakkab vaikselt sealt nagu ära tule. No see on see sama tolmu teema ikkagi. Et meil on kruusatee ju tolmusena all. Ma ei tea, kas seal tehti nüüd eelpuistega, mis seal tehti, kas tal see kontakt nagu selle alumise pinnaga on piisavalt hea. Ja teine asi on ikkagi see, et ta peab selle bituumeni kuskilt kätte saama. Ja vesi läheb sealt algusest, kindlasti läheb natuke alla ja uuristab sinna oma pesa. No ja lõpuks tulebki soe ilm, ratas tuleb bituumen ka pinnale natukene, alus on võib-olla pehmem, ta saabki kätte selle ja siis hakkab see lumepall peale. Tegelikult ega need õuksed katted, nendel ongi see probleem, et nad kipuvad olema see, et kui sa nagu teed sinna selle 2,5 kortse ja ta tuleb niisugune nagu aste sinna natuke isegi sisse. Meie kunagi tegime nii, et me natukene seda astet viivitasime. Me tegime nagu alumisi kihi pikemalt ja siis tegime väikse astme talle juurde. Et tegelikult see annab niisuguse, et sul ei teki seda järsku üleminekut, kus see vesi hakkab sul otse nagu alla minema. See on variant, aga konkreetsemalt saaks seda kindlasti öelda, kui nagu näeks, mis need detailid on. Aga ma pakun välja ikkagi, et see on see õhukene materjal. Veel midagi? Jah? Kui on nagu emotsioon on soe ja ilm on soe ja nii edasi, miks kohe peale seda rullidesse higistamine välja? Peal rullimist või? Jah. Või mille jaoks see rull see siis on niisama patsutab kinni või? Põhimõtteliselt küll, jah. Tegelikult ta ei patsuta, aga rulliga on täpselt see asi, et pindamisel rullil öeldakse, et 2-3 käiku peaks ta nagu käima. Et tegelikult mida rull teeb, on see, et ta keerab kivi õigesse asendisse. Ega ta rohkem mitte midagi ei tee. Ta ei suuda tegelikult teekatet, kui nii võtta teekattesse ei suruda, ega ka seda kuidagi teisel moel nagu tihendada. Jah, selliste 2,5-kordsete ja nii-öelda mitmekordsete puhul, rull annab efekti, ta lükkab seda kiilumisefekti ja seda kompaktsust nagu paremaks. Aga ühekordne, isegi 1,5-kordne tegelikult, põhitöö teeb ikkagi liiklus ära, mitte midagi ei teha. Et me ei saa nende käikude ja selle surve ja nende käikude vastu, mida liiklus suudab anda ja nende koormuste vastu. Et see rekka erisurve näiteks, kui sealt rekkad veel sõidavad üle, siis te olete kindlasti pindamisele tähele panda, et tegelikult on 2-3 tunni pärast on juba see pindamine, ta on valmis. Ta on tihe, ta on ilus, nagu see kate oleks juba, ma ei tea, nädal aega olnud. Aga sul on 2-3 tunniga sama efekti. See on see õõrumine, see pidev liikumine ja sõitmine. Et seal liigutatakse see kivi nii ilusti omavahel paika, et seda suudab teha liiklus. Seda ei suuda, ma kujutan ette, rull ilmaski teha. Tal ei ole seda, sa ei jõua seda nii kaua rullida lihtsalt. Veel midagi? Siis on hästi. Siis ma loodan, et midagi ei äkki kõrva taha sellest pikast jutust. Mina tegelen oma uuringutega edasi ja äkki leian veel midagi huvitavat. Aitäh teile!